vaadake 1-2 Max. Tere kõigile, on 11. september ja 1-2 Max podcast alustab. Minu paremal käel andekas gambler, minu hea sõber, saatejuht Tanel Viik, tervist. Tervist, minu vasakul käel 4-0 rekordiga, aga 1,5 nädala pärast 5-0 rekordiga MMA fighter Maicel Astur, tervist. Tervist ja minu paremal käel meie saatejuht, fighter, spordikommentaator ja mees tugevate low-kickidega Henri Rohtla, tervist. Tervist ja kaamerate taga nagu ikka Karl Ots, tervist. Tervist. Miks me siis vahepeal väikse pausi tegime? Otseselt see ei olnudki nagu planeeritud, vaid lihtsalt sõitis nagu elu sisse paljude asjadega. Maicel oli laagris, Viigul olid siin palju tööasju. Ma olin ise ka laagris ja täpselt kuidagi ei õnnestunud asju teha. Riias olin ma vahepeal. Vabandused meie poolt. Ja et me ikkagi võtame korra kiirelt kokku, mis siin need vahepeal toimunud asjad on, et neid me nagu kõrvale ei jäta, aga lihtsalt nii pikalt neid asju analüüsi, et pigem proovime olla siis nii-öelda aktuaalsete teemadega vähe pikemalt rääkida ja nii edasi. Alustame siis võib-olla sellest, et Paulsi on endiselt meie taga ja kõikidele fännidele koodiga ÜKM25 saate -25% soodustust kõikide täishinnaga toodetelt, et pole paha, andke kuuma ÜKM25. Ja mis veel? Uudiseid. Ja? No me Kossust võiks kergelt rääkida. Tanel käis koha peal, millised emotsioonid siis korvpalli EM-ist tervikuna jäid? Kui kogenud Eesti koondise korvpalli fännina ikkagi meil on ikkagi kõva potentsiaal, et me olime ju selles mõttes kõvasti mehi oli puudu, oli ka teistel meeskondadel mehi puudu. Eesti fännid täiesti top level, karjuti Lätiga üle vahepeal niimoodi, et seal oli ikkagi ütleme siuke 40-60% oli Eesti-Läti fännid, ütleme seal vahepeal tõmmati Eesti laul nii üles, et Läti oli täitsa kuss seal, kui me sai mingi 10 peal vahepeal ka ja mingid siuksed asjad. Aga lõpuks ikka nagu meile kohaseks, lõpuks lihtsalt väike pissu ja ikka tupp ära ja koju ära. Ja no muidugi palju positiivset saab võtta, et seal on nagu meil talenti on ja oli mõned väga head mängud ja mõned keskmised mängud, lihtsalt viimane läks lihtsalt nii rukkisse, kui üldse sai. No, viimase mängu viimane minut isegi vist võiks öelda. Jah. No eks oli näha, aga ma ei ole mingi suur Kossu spetsialist, aga oli näha, et kindlasti see maht mängudega, et meie poisid polnud lihtsalt nagu võib-olla võimes mahtu nagu vastu võtma, et kui vaatad Kullamäega seal esimesed 2 mängu kohe Serbia ja Läti oli nagu väga hästi. No ta ei tee terve turna oli hea, aga oli näha, et lõpus hakkas aina rohkem väsima, pidi rohkem välja võtta. Selle pealt tuleb ka vigu. No just Tass oli väga hea, esimesed 2 mängu, hea tugev tank. Lõpus näha, et juba temaga hakkas seal väsima, enam ei suutnud nii palju teha neid korvi all seal möllu. Et... No seal 2-15 mingi 120-140 kiloste vendadega maadled ka 5 mängu, tõmbab korralikult. Muidugi, aga kui sa natuke tuhka pähe raputada, siis teedki terve suve jõukat ja füüsist ka peale, mitte ei tõlbenda siin Tallinna vahel. Jah, patrullimas võid käia, aga kurat, pead mängu tegema. Ja keeruline, kurb selles mõttes, et oli jah, see hype oli taga kõik ja tegelikult oli kõik olemas juba ja lihtsalt anti ära see Portugal on eriti nagu ikka kurb. Valus, väga valus. Ma olen käinud siis mõlemal Riia turniiril, kus me oleme finaalturniiril. Mõlemalt on saanud 1 võidu ja need napid kaotused, need on ikka nii valusad lihtsalt. Nutukas on lausa kurgus seal kohati, nagu mõtled, et nii lähedal on juba ja siis me ikka suudame ära anda. Aga... Ma mäletan, kui jalka ja MM oli vist Brasiilias, kuidas siis Brasiilia fännid ka panid a cappellas hümni, nagu, siis mul praegu nagu veits tekkis Eesti selle hümniga see sama vibe, et see 3. salm lauldi ilma nagu mis iganes. Ja. Et just. See oli päris äge, et vaatasid seda järgi ja külmavärinad, et tuus, selles mõttes nüüd meil ju tuleb EM kodus. Aga areenat meil ei ole ja vist ei jõuta valmis ka, mis on ka eriline joke. Samal ajal valitsus saadab kuhugi 83 milli niimoodi, et pole küsimustki ja siis ei leita raha nagu siukse asja jaoks, et veits veider. Oota, mis 83 milli? No ma ei tea. Põhimõtteliselt uut staadionit on vaja või uut areeni oli. Ja siis asukoha mingi kokkuleppimise arutelu on üldse praegu alles. Aga mis see Tartu oli vist korra jutuks on? No Tartu kindlasti sobi, seal pole lennujaamagi niimoodi, et sisse tuua. Aga
mingi hetk oli vist mingi Paljassaare tiputeema isegi, see on ju täielik bottleneck, kus silt autod on kõik kinni seal pärast. Tuleks kuskile Jüri ringi, tuleks kuskile Jüri ringi juurde sinna tehaste juurde panna see niimoodi, et saab liikuma ja on nagu igal pool. See on hea mõte. Aga terve EM toimub Eestis või mingi mängu toimub? Üks alagrupp. Sama nagu praegu oli tegelikult ju. Ja aga finaalturniir ei ole kindlasti... Et oli nagu need play-offid ei ole, vaata praegu Läti sai alagrupi ja veel selle play-offi ka endale. Aga kus see finaal toimub siis? Eks see üks 4 riigist tuleb, seal on nagu 4 alagruppi. Ei, ma mõtlen, kus see nüüd Kossu EM? Praegu on Lätis. Kõik on Lätis. Alagrupid olid 4 riigis. Läti, Poola, Soome ja Küpros ja siis play-offid on Lätis. Okei, ma ei teadnud seda, otsulla. Meie alagrupp oli lihtsalt Lätis. Soome paneb hullu. Soome on poolfinaalis, jah. Väga haige see Markanen. Võtab Türgi ära ka veel. Mikkanen. Muurinen. Ja haige vend. Slim Jesus. jah. Tead, ta ei ole ülikooliski veel. Ei ole hea, ta on high schoolis. Jah, ta praegu valib endale ülikooli, kuhu ta mängima läheb. Väga, võt see vend selle EM-iga tõmbab küll endale hea ülikooli taha. Ja kui ta läheb kuskile sinna Duke'i või Kentuckisse või kuskile heasse ülikooli, teeb seal ühe hooa ja ta on kohe NBA-sse draft seal top 10. Ei no kuule, ülikoolist ta siuksed rahad peale juba, paha hakkab ju. Slim Jesus, kõva, üliäge, ma juba nägin seal. Morjasta. Aga nägin mingi Insta-klippe, kui juba seal mingi alguses kohe, et Slim Jesus on mingi keskkooli mängija umbes, et paneb EM-i kaasa, vaatasin ta mingi klippe, päris pull vanad, hea svägiga. Nüüd pani Jokitsile 2-3 näkku ja tõmbas koppa ka veel, mis loeti ära nagu punktiks. Tegelikult vist oli isegi koppa. Jokits, Kaido just ütles, tulin trennist, et Jokitsil pandi üldse mingi 8-3 näkku seal Soome poolt. Päris crazy, see Markanen läheb ka väga hullu seal ikka, väga äge. Kõva, jah. Eile päeval 5 aeg oli see mäng, ma töö kõrvalt vaatasin ühe silmaga, siis Gruusiast sõideti ikka täiega üle lihtsalt. Nüüd ongi Sloveeniaga või? Ei, Türgi, Soome, Saksamaa. Vastupidi, Saksamaa, Soome, jah. Kordusmäng tuleb nüüd, et nad alagrupis said 30-ga Saksamaalt. Aga alati, kui sa oled ühe sauna saanud alagrupis, siis on alati mingil määral eelis. Kes Saksamaal on see must poiss on? Schröder on, seal on Wagner, seal on kõik. See on väga hea. Nad meeskonnana ka hästi hea, pall liigub. Luka pani eile hullu, jah? Luka pani hullu, aga lõpuks sai 40 kätte. Lõpuks jäi puudu ikka. Seal olid veaprobleemid, kohtunikud tegid mingid kahaldavad otsuseid, aga ikkagi lõpuks Saksamaa võttis. Tead, mis me eile mõtsime? Üleüldse KOS nagu, võib-olla see on jälle minu parusmaa ei ole, aga nagu kas ei oleks, sest viimane veerandaeg, eriti mingi viimased 5 minti ainult üks mingi vabakate viskamine käib, kas sealt kannataks mingi reegel välja mõelda, et nagu mäng rohkem elaks kui see, et on kogu mingi vabakas. Äkki teha mingi 6, et võib teha 6 viga, nagu, et ei ole kohe vead täis. See siuke Euroopa koss ja eriti see koondiste koss on hästi närviline lõpus ja need vead tehakse nii kiiresti täis seal lõpus. Ja paljud Euroopa treenerid on ka sellised, et raiudki nii kaua nad vigaseks lihtsalt kõigepealt seal vead täis ja siis loobig oma vabakaid, vaata. Et sa paned kõigepealt täiega nii kaua, kui vead täis on, siis natuke lased tagasi. Et see ongi nagu kuidagi niimoodi välja kujunenud. NBA-s nagu lastakse vaata avatumalt, ei hakita niimoodi. Ja praegu ta selline ongi ja sellepärast viimasel veerandal neid vabakaid nii palju. Full, jah, ma räägin. Viimane veerand kestab mingi pool mängust ajaliselt. On. Ma olen näinud nüüd praegu USA siukseid ka streamereid ja podcasterid vaatavad seda Eurobasketit, sest nii palju vendas on NBA-st juba mängib Euroopast vaata. Neil on päris põnev vaadata seda. Ütles palju ägedam kui NBA vaata. Siuke andmine käib. Kui pannakse täiega kaitse, siis pannakse 3 ja pannakse donki, et kohati ägedam kui NBA. On tõesti. No ja selle kõrval siis jätkame kohe jalgpalliga. Jah, jalkakoondis sai Itaalialt siis 5. Poistega olime seal Discordis, tegime game'i ja siis et 0-0 vaat, ma ütlesin 60 minutil hakkab tulema ja hakkaski tulema ja siis löödi 5. Tund aega pidasime vastu. Väitsega nagu kurb, Aga peale löökide arv oli ka vist Itaalial 40 äkki. Seal isegi oli esimesel 60 oli isegi seal Eestis ka nagu mingid olukorrad, kus Sapinen sai korra seal värava juurde, nagu oli midagi, aga kurat, nagu ikkagi. No jah, Itaalia käest selles mõttes, kas me nüüd eeldasime, et me sealt midagi kätte saame, pigem mitte, aga ikkagi lõpus tehti selgprügiseks liiga. 5 on palju. 5 on palju. 4 isegi veel oleks veel nagu... Tuleme Kossu mõruda maitsevad ja siis tuleme jalkasse 5 pealt, siis on ikka Andorraga 0-0 veel ja ikka kepa värk ikka, kuidagi... Jah, CS juttudest rääkides siis ka meie oma poiss Rops on nüüd, kas nüüd otseselt kaotuse laine peal, aga 2 korda on finaalis kaotanud nüüd. Rops sõitis ju Porsche puruks ju.
Rops sõitis Porschega puruks. See on palju suurem asi, siis sõitis Porsche puruks rinkal. Ise vist on kõik terve. Ja läks vist kurvi liiga suure kiirusega ja sõitis ribadeks Porsche. Mis seal ikka homme ostab uue. Arvutis on kergem kui raja peal. Sellega vist on chill, aga huvitav jah, mis nende ringraja mingid kaskod on ka, vaata. Seal radadel üldjuhul need ei toimi, aga seal on mingi eraldi mingid kaskod, mis toimivad nagu. Põhimõtteliselt vaata, ma tean, mul ühe poiss sõber sõitis ühe laadaga, mis oli ka ära tehtud, sellel oli 12,5 tonni oli oma vastutus. Nojah, aga kui sul nagu, sa oled kindlustusettevõtja ja sul on teada, et see mees käib, ma ei tea, kord nädalas või 2 korda kuus kuskil ringrajal paugutamas, siis see koefitsient, et seal lõpuks midagi juhtub ju ikkagi, ma arvan, et ma usun, et tal olid need kõik covered, ta tundub siuke viieline selles osas. Pärnus olen käinud rinkal, mul on väga ebamugav sõita selle autoga, kui ma tean, et nagu ei ole minu oma esiteks ja teiseks on ikkagi racing, vaata. Saad käinud või? Olen ikka. Mul oli Sikkel ka kunagi panin sellega ka rinkat. Aga nagu ma kunagi seal mingi limiidi peal ei sõitnud nendega. Seal on see mingi Toyota ja mingi Porsche ja mingid asjad. Kusjuures mul on üks sõit tegemata veel ja kui ma ei eksi, siis see aasta saab see parim enne möödas. Selle sama Porschega? Ei. Sellel on ka üks parim enne raid. Toyota, see mis sellel... Ja, see mingi GT või. See on päris heana. Aga sõida mingi 67 prosse, seal ei tasu kangelast mängima. Ei, kuida sellega, mõtled tuu. Võt, siuksed lood siis. Loodame, et peale igat siis mõõna hakkab tõus. Aga Kossu juurde korra tagasi tulles, siis praegu, kes seal meil 24, 25, 26 on 4 aasta pärast EM, kui me saame finaalturniiri. Või okei, kui me kodus on, siis me nagu nii saame, on. Siis need vennad on nagu, hakkavad prime'is nagu nii-öelda. No mängima peavad ka, Et ei ole see, et saad ägeda lepingu, aga siis tiksud seal pool muidu, vaata. Patrullid niisama. Jah, et neid... Ega jalkas on samamoodi ju, sa võid seal välismaal lepingu saada, aga kui sa lõpuks aasta peale saad, ma ei tea, paar mängu peale, vaata, siis see lihtsalt sul ei olegi praktikat ja sa ei ole valmis selleks võhmaks ja üldse selleks koormuseks. Selles mõttes ikkagi on nagu jällegi jalkakondis ka nagu positiivne, veits vaatad vähemalt ikkagi põhimõtteliselt 11 vennast väljakul ikkagi 9 on välisliigas, et see on midagi annab ikka juurde. Ei ole ka nagu päris, et kuskil, ma ei tea, Soome viimast satsid ikkagi normaalselt liigades, aga jah, nagu sa ütsid on ju ongi, et sa pead saama ikkagi pidevat praktikat ikkagi ka noored ja uljad, samas on siukest tuhhi nagu sees, et jah. No eestlastele kohane on see, et meie prime hakkab mingi 30 pluss vaata alles, et me ei ole mingi 22-aastaselt kuradi, lööme jalaga ukse lahti ja kõik saavad igalt poolt. Kuule, kas Tõniste ja Vassiljev tegid Andorra vastu lahkumismängu? Jah. Aga miks see oli EM-i valikmäng? Ei. Andorra oli sõprus, Itaalia oli valikmäng. Okei, ma mõtlesingi, miks me kuradi antakse. Ei, nii saaks. Ja, mõtlesin, mis asja, mis pull see on, okei. Ebaõnne jälle ja 0-0 ja lõpus siis... Palju mängisid, tead ka või? Ajaliselt, ma ei vaada, nagu mitu mängu või? Sa mõtled ajaliselt seal mängus? Ajaliselt, mitu palju Andorrast mängis? 30 mintsa. 25-30 siis tehti. Selja higiseks ikka korra. Vassiljev oleks nüüd vanad aegade mäleks kuskilt latist. Vaatasin neid Euroopas, Eesti korvpallikoondis ja siis jalkaliit teevad ka neid nagu vlooge, vaatasin neigi, vaatasin ka jalkamasi ka siis. Äge tegelikult. Ja siis Vassiljev on seal kuradi nii ära teibitud oli, kui üldse sai. Kõik oli ära, terve sääred, põlved, kõik olid ära teibitud igati pidi. No ma kujutan ette, et kui ta nüüd tuli Eesti tagasi, hakkas seal Floral mängima, siis... Kunsti peal, see on mõnus. Jah, et siis ta vist isegi mainis ka seda, et ta hooaja alguses on nagu poole kohaga seal kaina, et ta lihtsalt ei suuda seal kunsti peal mängima. Aga ta peaks olema ikkagi, kuulnud mingite Flora õnnest, et peaks olema suht võimekas ikkagi nagu töömahu, mis ta paneb mingi 10 kilti peab alla 40 ilusti ja nagu see pidi olema üks nagu selle jooksunumbrit, üks parimaid Floras, kui ta mängis veel nagu. Et ta oli alla 40. Masin keskel ikkagi, kes jaksas seal. Aga need tööloomad, need saavadki Euroopasse ja normaalsetesse klubidesse mängima. No mis siis Vassiljevi parim mäng oli Hollandi vastu ja see, kus ta seal just isaks sai ja kuradi küpsetas jalge vahelt ja chippis üle ja see oli ikka kõva. Vaata seda highlightsi nagu uskumatu, ma olen seda järgi vaadanud, nagu siis mõtled, okei, meie vend on niimoodi panna.
ei viitsi praegu hakata aega raiskama, aga see on tõesti äge nagu. Mul tuleb kohe meelde need, mis sa kunagi saatsid mingi Tarmo Kingi, need seal Inglismaal mingid highlight'id YouTube'is on mingi 240 pikslit, mingid räigelt kohvile. See oli seal Ungari seal mingi Eto või mis, no ta pani ka samamoodi seal mingi põrkega kuskilt latis sisse 40 pealt, saadab musisi rahvale, äge. Tervitused siis Tarmole. Aga ma ei teagi, on meil veel mingid uudised või? Michael, sina valmistud meil ju. Michael, jah, räägi oma, sul oli kämte. Eluaeg main event olnud. Ametlikult võib olla jah, nii palju main event olen, aga enda jaoks olen kogu olnud. Poola muidugi võimas, 3 nädalat on pikk aeg ikkagi selles mõttes, et ei ole lihtne. Just viimane nädal kassis räigelt. Nagu lihtsalt sama korter, sama teekond, trenni, kõik sama kogu aeg, see hakkas nagu nii kassima lõpuks, lihtsalt nagu juba Kristjaniga olime ka nii, et davai, nagu läksime kodus juba üksteise peale närvi, nagu viitsi olla see näol. Lüksite voodid lahku jälle. Viimane nädal. Jaksa näol lihtsalt. Siis käisime loosime tartse kogu aeg, iga päev põhimõtteliselt. Ja sul on uus obi nüüd, jah? Mul on uus obi, ma olen põhimõtteliselt poolprofessionaalne tartsimängija nüüd veel. Mitme noolega ära viskad 501? Ikka teed läheb ikka veits. Eile Karliga käisime tagumas veits. Ei, ma ikka nagu... Tabeliga ikka lõpetada. Tahad juba, et kas nool lendab juba vaikselt siin nagu tahad? Suund on õige. Lõpus, eile panin paar korda päris hästi Karl, on ju. No, paar korda oli päris. Ja siis panin 17, ütlesin, lõpetame ära, panin tõks kirstordile. Ikka tuleb. Ikka 2-2 jäi lõpuks meil. Ei jäänud, 2-2 üldskooris ma võtsin ära, Koorm ka mängis. Tavai tõuski püsti. Kurat, rakka poiss. Ei teed, Karl oli tubli ka. Ikka rohkem läheb sinna, kui tahad juba ja vinge, aga Poolas, ma ütlen, meil joppas räigelt selle ajastusega, et esimene nädal oli kohe siuke vend nagu Ronnie Paradaiser, kes on endine lightweighti Octagoni champion. Nüüd ta on welterweighdis. Ta oli tal oli nagu kämbi viimane nädal. Ei, meil oli esimene. Siis ma sain kuidagi niimoodi, et esimene maadustrenn kohe õhtul, õhtul läksime trenni, kohe sain kuidagi temaga kolmikusse ja ühe teise kutiga. Ja siis kuidagi talle meeldis, kuidas ma tegin. Ma teadsin muidugi, kes ta on, ma jäin kohe peal ka rääkima, uurisin asju, küsisin värk-särki. Järgmine päev juba kikis tegime koos, siis ta ütles, Voula vaap see kõva, et umbes, ma ei tea, vähestega saan teha nii tugevalt kui sinuga umbes sain, et mida värk, et üli äge, vaata. Et kahju, et ma umbes ära lähen. No siis sain temaga, siis tein terve nädal põhimõtteliselt temaga. Siis järgmine nädal tulid Tšehhist 3 venda, 1 poiss, meie kaalupoiss KSV-s võistleb 9 või mingi 9-4 rekord või siukest. Siis temaga sain seal oma jagu sparrida, madistada ka siuke väälegi väga. Sellel näitsid ikka, mis Eesti näitsin ikka kalp kikke peksin kõvasti talle, ikka ta oli lõpus ikka päris kuri juba. Siuke jah, ta oli siukse stiili käinud, siuke klassikaline, et teeme tehniline sparri, tehniline sparr. Let's do technical, yes. Bam! Sorry. Ja siis lõpuks ma ütlesin Raival Kristjan, et iga ork ma sain sparri, mul on nii olnud litti ja mul on savigas tehniline mitte. Iga ord läksin seda sparrima täiega juba ja siis oli siuke, saime vahekorrad paika pandud. Ja siis viimane nädal tuli tagasi, ta on muidu kogu aeg Ankos, aga ta oli vahepeal kuskil mingi reality TV filmimise kuskil Dominikaanis. Jon Surdu, kes on siis Octagoni praegune welterweight champion. Ja sain nii, et jälle samamoodi, et esappäeva õhtul nägin oba vend on trennis, siis ta tegi seal jurakatega seda seinamaadlust, järgmine hommik kickboxis treener ütles, et kuule, ta on normaalne, võtta temaga, jälle võttis mind ja terve nädal puretsin temaga põhjast. Et siuke nagu kõval tasemel ikka. Jõhkari oppamine läinud paarist, aga nagu ongi, nad nägid ära, et ma olen normaalne vend, tassid teha ja kõik aitasid räigelt palju ja siis nagu Ankose peatreener, ma eelmärgisin midagi mainisin, aga põhimõtteliselt oli nagu, kui meie läksime sinna, oli põhimõtteliselt läinud vangi, mingi case, mingi tapmise case, 2 aastat tagasi kaevati mingi asi üles, öeldi, et tema tegi seda, pandi vangi ja põhimõtteliselt nüüd siis poolest näed enne, kui me ära tulime, sai ta vabaks, siis tuli tagasi saali, siis saime viimane nädal teha nagu temaga trenni, ehk siis nagu, ja siis me nägime ära seal nagu peatreener, kellest kõik on rääkinud meile, et üli hea treener ja oli ka nagu räigelt hea treener, siukse nagu räige respektiga vend saali tuli, kõik kummarsid põhimõtteliselt nagu siuke räige austus, andis trenne väga hästi, siuke väga hea inimene, kelle ümber olla, siuke väga hea aura, et tahaks juba ongi järgmist korda tagasi, me tahaks temaga nagu veel rohkem teha, et saada nagu rohkem seda ennast näidata, ta nägi ära, mis stiiliga me oleme ja veits nagu aitas mind seal veits õpetas värki, aga ikka ta on loogiline, ta on omad poisid ju võistlevalt, ta tuleb kohe sisse olukorda, kus on nii pikalt eemal olnud, et siuke, aga igatahes jaa,
väga kõva kämp, 3 nädalat, ma ütlen, pikk aeg. Aga ma arvan, oli väga vajalik, et saada nagu heasse vormi ja saada seda ebamugavustsooni rohkem, et iga trenn ikka korralikult nagu ikka jõhker roimub. luudkondid terved. No nagu ikka, pikk kämp, paratamatult midagi mingid tuleb. väiksed pruisid ikka. Jah, paratamatu veits, nipet-näpet siit sealt. Aga tegime ju väikse minivlogi ka siis sellest meediapäevast, mis siis toimus Ülemistel, kes ei ole näinud, siis minge vaadake. Siis tegelikult ju päris äge. Toodi vastane 2 nädalat enne üritus siia kohale, said näha natuke, kuidas tema lööb, tema nägi, kuidas sina lööd. Iseloomustas sind ühe sõnaga elbow. Sina iseloomustasid teda ühe sõnaga pressure. Ja aga kui sa nüüd vaatasid teda... Sinna Elpsi otsa täpselt. Kui sa nüüd vaatasid teda, mis emotsioonid on? Kuule, see oli päris huvitav ja selles, et oli see Ülemist osas, imesime edasi veel T1 ja mul tuleb endaga teed blog välja. Ja T1-st me tegime nagu veel nagu ingliskeelses pressikonverentsi, mina, Ott ja Oskar nagu kolmekesi. Ja see on ka väljas juba? Ja see on väljas ka ja siis nagu peale pressikat me jäime nagu Oskariga omavahel rääkima. Saite sõpradeks? Nagu see oli üliveider, ta on nagu nii sõbralik, et ma ütlesin nagu Netale ka, et kuule, see on nagu veits veider juba. Nagu väga imelik on juba. Sebib. Julmalt lükkad varsti temaga voodik kokku, võtad enda juurde. Ta ei jäänud vait ka nagu, lobises vaata. Lõpuks oli väga ei viitsi rääkida nagu. Tule ta aine. Et nagu vana hullult jutustas seal. Ühtepidi on see nagu veider näha vastast nii palju varem ja ühtepidi nagu natuke nägin ära, mis inimed on. Kas minu nagu nägemus peab paika, seda me näeme peale fighti, kui fight tehtud on. Ehk ma siis saan nagu rääkida pikalt, mis ma sellest nagu pressikast arvasin reaalselt, nagu ma ei hakka enne jutustama. Et jah, aga jah, stiililt nagu ma ütlen, kindla peale ta on siuke, ma arvan, tuleb kõva sõda, ma arvan, et ei tule lihtne fight, kindlasti ei tule lihtne fight. Aga pigem tuleb püsti või maas? Kindlasti, ma arvan, et püsti, ma arvan, et ta ohustab mingil hetkel maadlusega, et panna lihtsalt mind nagu mõtlema selle peale. Aga ma arvan, et tema ise ka, ma arvan, tahab tulla väga palju survesta, nagu ma ütlesin. Sa panid seal pressikal vist mingi killu, et nagu Oskar ütles, siis ma arvan, et mingi 3 raundi me oleme kõik maas ja ground and pound. Ja, mõlemad shootime ja siis teeme wrestlingut 3 raundi. Et ma lihtsalt arvan, et ta tulebki esimest sekundist põhimist kohe jookseb peale haakidega ja lihtsalt terve aeg tahab ainult survestada. Mina nii palju, kui ma vaatasin, selles ma võin kõik öelda, mina ütlen seda, et sul on väga suur reach'i eelis, ta on ülilühikeste kätega, mitte ülilühikeste, aga selles mõttes ilmselgelt nagu oluliselt lühemate löökidega kui sina. Pluss iga kord, kui ta oli 1-2 parem käsi läkkus nagu lisalaadi, mis avas tema enda lõua. Pluss, et kui ta ongi nüüd see pressure fighter ja ta nägi nüüd, kuidas sa laod põlvi ja Elpsi, siis ma arvan, et ta natuke hakkab seda nagu pelgama, et sinna nüüd looma moodi sisse lennata. Tead, mõni on, ta pani ka mingi story ka, et umbes, et height will not be a problem, et umbes teeb pikkade meestega. Ma ütlesin kohe selle peale Mairole, et pikkus on vahel, distantsi on vahel. Nagu. Ta võib arvata ühtest distantsist, ta võib ka vaadata mu põlvi lapad, ütleb, ta teeb seda ainult põlvi, ainult lapadel, aga 20. september on asjad teistmoodi, sellest ma olen ikkagi, nagu ma ütlen, ma olen teinud nii heade vendadega, ükskõik kuhu see fight läheb. Sinu need ikkagi distantsi sulgemised ja avamised ja nagu need nurgad minu arust, see on su suurim eelis, sa nagu oled ühel hetkel siin, teises kohas siin on ja et see mina ise näen, et ta ei jõua mulle lähedale. Ma näen, et kui ta jõuab, see ei muuda midagi, ta võib mu maha viia. Ma ütlen, et ma olen nüüd nii palju enesekindlam, et ja kui peaks minema nii, et domineerib mind 3 raundi maas, siis nii läheb. Ma ütlen, nagu mul on ma olen nii palju teinud trenni, mul on juba nii savi, et ma usun, et ma distantsil on tast nii palju üle. Ma usun, et mu striking on üle temast, et keskendud oma asjadele. Alati on see puncher chance, aga ma ei usu, et ta mulle lähedale pääseb. Mu jalgatöö on piisavalt hea. Distants hea, ma arvan, ta jookseb põlve otsa kindlasti. Ühe kindlasti. Polnud ammu näinud lapade peal, kus sa lööd, see päris õudne oli vaadata. Ringo läbi sellega korises seal läbi selle asja. No golfkikid kindlasti on asi, mida tahan kindlasti algusest peale töö saada. See võtab kohe kiirust ära talt või seda üldse, et esimese jala peal nii palju tammu. Sul teisi jala peal ka päris palju kukub läbi oma löökidega, siis on esijalg on päris hea seal, nii et varakult peale paika panna vaja oma... Ärme rohkem siis ära anna. Täpselt. Davai, kõva. Me jõuame niikuinii veel Raju jutte natuke analüüsida ja jõuame sinna. Meilt on palju küsitud, et miks te ei näita enda saates siis videoid, mida te ise vaatate. Et siis selgitame kõigile ühe korra nagu ära, et me alati näitame nii palju kui võimalik.
et esimese hooga läheb nii palju ülesse, kui läheb ja siis YouTube hakkab kohe littima copyrighti, see ei sobi, see hetk selles videos, selles 2 tunnis see 5 minutit ei sobi või see minut ei sobi, siis tuleb hakata kaamerate nurkadega mängima. Karl Ots on selles väga osav. Et nii palju, kui me saame näidata, me näitame. Et kui kuskil ei ole, siis lihtsalt jah, see ei ole see, et me ei taha... Kõige hullem copywriter on ikkagi tasen, et kõik asjad, mis sealt tulevad, need ikka tavaliselt meil üles ei jõua. Oneiga on vähe lihtsam, Oneiga ma olen natukene kakelnud ka, et disputinud, et me võiks näidata siis viimane episood Ruumetiga, siis nad andsid alla. Et lõpuks jäi ikkagi ülesse. Ja UFC-ga on kuidas kunagi, et kui väga suur numbrikaart on ja siis nad panevad kinni. No me oleme proovinud otsida ja üldjuhul ju me võtamegi mingid reelsid, mis on juba kellegi teise poolt editud, seal on juba teine heli ja põhimõtteliselt on nii kui sul on mingi Bruce Bufferi mingi announce seal sees, see läheb kohe kuhugi AI-sse ja katitakse ära. Kõige paremad on ikkagi need, kus keegi on oma teloga kuskilt filminud. Nendega ei teki probleeme, aga ülekand omad on. Bruce Buffer on üldse mingi 1000 kohta kessi. Ta tõmbab kohe kõigile. Arvat on, no. Bruce Suvi. Et siis see on siis sellega on siis see info nagu edastatud, et me näitame nii palju kui on võimalik, et meil ei ole kahjuks neid õigusi, ma ei tea, kõikidelt provideritelt siis saadud, et põhimõtteliselt see, mis netis on, seda me saame kasutada ja nii lihtsalt on. Ja enne veel, kui hakkame siis rääkima toimunud üritustest, siis tänase episoodi on teieni toonud Sir Autorent. Sir Autorent, sinu kindel liikumispartner juba üle 25 aasta. Valikus on kõik, mida vajad. Väikeautod, 9-kohalised väikebussid, mootorrattad ning isegi 3-rattaline Can-Am. Olgu plaanis sõita üritusele sõpradega või rahulik nädalavahetus vanaema juures. Sir Autorendil on lahendus olemas. Paindlik ja mugav teenus, mis aitab alati sul õigeks ajaks kohale jõuda. Kasuta sooduskoodi YKM10 ja saad igalt rendilt 10% soodustust. Oleme tagasi ja hakkame minema siis natukene ajast tagasi. 2. august toimus siis UFC Fight Night, Dolidze versus Hernandez. Räägime 2 fightist. Jah, alustame Steve Erceg versus Oud Osborne. Steve Erceg tuli siit kaotuse seeria pealt, kõva seeria pealt. Nüüd sai oma võidu kätte ja tegi soliidse esituse. Essas raundis oli korra hädas ka. Osborne on hästi jõuline, tugev fighter, et Erceg käis korra perseli ka seal. Käis korra perseli, aga suutis ikkagi purjetada soliidse. Ja maadlusega oli üle. Ja Austraalia Zero Wrestling, aga seal oli olemas. Pärnu poiss Egert Messek, kes on MMA-d Invictas teinud, elab praegu Austraalias ja siis pani ka, et ta aitas Steve Ercegil valmistuda. Oli sparringpartner. Erceg küsisin ka, et kuidas oli siis nagu UFC ütles, et väga raske. Ütles, et nagu kõik on mingid väiksed detailid nagu ongi üliad, mida ma ise ka see võrdlus tuua, mida ma just näiteks Jon Surdu, kes on welterweighti champion, oli tegi viimane nädal, mis ma ütlesin, ma pole nagu ma arvan nii hea MMA fighteriga teinki veel trenni nagu. Just püsti võitlust nagu. Et mingid asjad, mis nagu ongi nagu tippliigas vennad teevad, need on nagu väga head nagu väiksed detailid, millega nad nagu suudavad fighti ära võtta. Et ta ütles sama Ercegi kohta, et ongi väiksed detailid lihtsalt. Aga peamatšis oli Anthony Hernandez, võitis Roman Dolidze 4. raundi rear naked submissioniga. Ja ülejooks, täielik. Hernandez on aina rohkem tõestanud ennast ja aina ägedamaks läheb. Väga siukse scrappy stiiliga. No see lõpetus, nagu... Ohistab ära lihtsalt. Täitsa kreisina. Ja päris äge. Seal kooli taga vead seda mingit venda. Pane uuesti, Karl. Pane uuesti, palun. Et Hernandez on lihtsalt räige kästank, ebareaalne kästank. Ta hüüdi peaks olema fluffy, ta on siuke vedeld, no pole, aga vennal on nii räige kästank ja see fightis ka, ta suudab boksida, ta suudab crapida, ta suudab maadelda, ta suudab kõike teha väga hästi ja ta oli päris huvitav, ta sai UFC-sse Dana White Contender Series'e kaudu, aga kui ta võitis, Essa raundi nokiga võitis, siis ta jäi kanepiga vahele, sai 6 kuud bänni ja siis tuli UFC-sse ja nüüd on nagu... Ja ranni peal. Ma tea palju ta järjest nüüd võtnud on. Kanepimees, oi. Julmalt. Ja nüüd faidib siis Reinier de Ridderiga. Reinier de Ridder võitis Robert Whitakeri. Väga hea match. Täpselt, rääkisime ka Taneliga sama teemal. Tanel ütles kohe seda, et ta arvab, et see on järgmine ja tuligi välja, et ongi järgmine. Nii et väga hea match, ma arvan, et ongi, me jõuame veel middleweightis rääkida,
aga seal tundub olevat see praegused fight'id nagu päris hästi tasakaalus. Kes järgmine, kes back-up. Vahepeal, kui seal mingid Stricklandid ja Duplessis ka seal sibisid niisama, siis tundus see asi suht igav olevat, aga nüüd on tekkinud siin korralik siuke top 5. Just see, mis altpoolt tuleb. Ja väga äge. Ma ütlen, et Hernandez ja René de Ridder, ma arvan, et Hernandez peaks võitma. Ma arvan, peaks. De Ridderil on väga hea kõik see maadlus ja Tšits on just siuke ebamugav striking, aga ma arvan, et Hernandez see kõnnib läbi lihtsalt. Ma arvan, et kõnnib läbi ja ma arvan, ta ei muretse selle grapplingu pärast nii palju, et see gas-tank, mis tal on, ma arvan, et väga hea fight tuleb. Väga hea fight. Nii, 16. august toimus siis suur UFC 319 Dricius Duplessis versus Khamzat Chimaev. Esimene fight, millest räägime, on siis Tim Elliot, kes on mingi 84 aastat vana versus Kaia Kura. Ta on tegelikult mingi 39. On. Päris retsna. Ja siin näeme, kuidas siis võitiski teise raundi Kiljoga. Sakural oli korralik fraud check ära ikka. Maas ikkagi ta ei saa, kui ta ei saa Elliotiga hakkama, siis ei ole UFC-s asja ja ta tahabki ise minna ära nüüd ka tagasi Raisi. Tuligi see, et jah, et siis 2 tükki kelku saanud ja läks ise siis UFC matchmakerite juurde ja ütles, et palun laske tagasi minna mul Rizinisse Jaapanisse, nii et päris nukker. Jooksed saba jalga veel tagasi. Eesti pidi aus nagu, et okei, that's not my level, vaata. Võib-olla ta üldse kodumaal teenib oluliselt rohkem plekki ka. See ongi see, et seal on superstar. Lihtsalt ongi see, et oleks ta nüüd seal võib-olla ühe võidu kirja saanud, siis ta oleks kodus veel suurem vend. Ja. Aga sinna paneb ühe põlve noki jälle. Aga jaapanlased ei tundu olevat siuke väga salti rahvas. Et solvuvad ära. Ja tundub mingi, et jooksud saba jalga tagasi, nad pigem on hea meel, et nende poiss tuleb tagasi nende koju. Nad pigem tunduvad pigem sellist, eestlane oleks mingi, miks sa olid telkurit, tootsid tagasi. Aga seal on see kohe. Need vennad leisi ja orikat lasevad. Ma oleks küll teinud teistmoodi. Kui ma oleks seal olnud, siis ma oleks nii teinud. Nii et Tim Elliot, väga äge. Sai võidu, sai ka boonuse minu meelest 84 see old man. Seal oli see, Tim Elliot tuli tegi nagu Paidi nädala pildid, tegi mingi julma parmu soenguga. Ja ta käis enne matši, käis nagu juuksurs, tegi ennast normiks, enne lihtsalt nagu täis paadialune, äkki pärast vaata leiame on aega. Kes see oli, kes Sean O'Malley'l sai paadialuseks? Marlon Vera. Tegi Vera korradi selle. Jaa, ta oli veel hullem. See oli väga hull. Nii, järgmine siis. Carlos Prates lõi Jeff Neali nokki esimese raundi viimasel sekundil spinning elpsiga. See on täiesti haige event. See oli see event, kus... Selliste eventide nimel tasub kell 5 üles ärgata ja vaadata laivis. Lihtsalt nii ägene. Kõik olid head fightid. Jõhkar, väga head, tõesti. Vist oli mingi stats ka, et spinning elbows on üldse UFC-s nokki löödud mingi 11 korda ja nüüd löödi 2 fighti järjest sellel kaardil. Siis tuli juurde nagu. Crazy. Ja see ongi järgmine Carlos Prates koha pealt veel öelda, et Carlos Prates nüüd võitis ja nüüd fightib siis Leon Edwardsiga. See on äge. See on ikka suur fight. Edward saab nüüd ära ilmselt ja siis on kõik ka, ma arvan. Või teeb veel mingisuguse... Arvad, saab ära? Saab ära. Ta on nii lahjaks jäänud, ta ei taha ju väga enam fightida. Ka ta solvub seal mingi teise raundi peal, vaatab mingi rahvasse üldse või ma ei tea, ei ole kohal. Aga alati on juhtunud ka seda, et mingid vennad turn back the clock ja siis järsku hakkab laamendama täiega. Kurat, tal on selg nii vastu seina, et ma arvan, et ta peab võitma või? Kurat, nagu striking koha peal, võtame seda, mis Ian Carri tegi Carlosele, et läks ja suud maadles ja veid nullist selle mängu ära. Liian on võimeline maadlema. Ma arvan, et ta läheb ka maadlema. Praegusel hetkel Carri on kõvasti parem kui Edwards. Jaa, tõsi. Mis see Edwardsi vanustan on? 34, 35. Okei, no ei olegi. Ei ole hullu, Prates on ka mingi 32. Ma arvan, need viimased siuksed kaotused, kus ta on ikka täitsa isutu olnud. Prates on nii näljane. Nii näljane. Just ma arvan ka selle pealt. Prates stiil ja see awkward striking, sealt saad pihta lihtsalt, mingi hetk saad pihta, nagu seegi oli, saadki viimasel hetkel. Kuigi vaatasid, et Jeff Neal suht tublisti tegi seal isegi nagu fighti alguses väga vaatasin, pani ise ka pihta ikka. Ei olegi nii nagu ja siis ei kuskil. Aga co-main event Leron Murphy lõi esimeses raundis noki Aaron Pico spinning elbow siis.
Piko põles läbi. Suur hype train, mis oli selle Aaron Pikoga. Läbi sellega, et ta pani jõhkra pressuri peale. Bellatori mehed puhaku jalga ausalt. Nii mõttetu oli seda. Ei saa panustada. Ei üldse ei rääkidagi neist. See on nii mõttetu oli seda. Murphy pealt tuli ilusti mulle. See on see Murphy või? See on Murphy. Alien 3. Millest me tegelikult me ütlesime ka ise Murphy ikkagi, et ongi Piko pealt samamoodi. No Piko oli näha, et tuli julmalt laamendama ikka, 110-ga. Aga tal oligi, ma arvan, see tõestamise koht, et ma nüüd tulen. See oli ikkagi suur stage, tal oli näha pressikal ka natuke oli siuke, võib-olla siuke nagu tõks oli sees juba, siis ma vaatasin, ma juba ennem olin tegelikult juba kindlalt otsustanud, et ma panen nagu nii Murphy peale. Ma panen lihtsalt võiti, ma panen otsuse ja siis, kui ta pressikal veel, ma nägin, et tal on nagu mingi see veits on mingi tõgin sees, siis ma võtsin, tuleb kindlalt Murphy'na. Aga esimene round Pikol väga hea ju, lõpus lihtsalt sai ära. Ja tabasin Murphy'le maksakaid asju päris hästi, et Murphy oli hädas korra, aga ikkagi ongi, seal on vahe ikkagi, Murphy ka. Pikol ka ikkagi liiga suur amps, minu arust nagu ongi, see hype on suur, oleks anda talle kellegi top 5 väljaspool, oligi esimene üldse Moosar Evloev, see oleks samamoodi halb on. Nüüd anti Murphy, vend, kes on mingi 8 fighti järjest võidnud UFC-s, üleüldse 16-0, nagu siuke nagu tasemega vend on ja siis... Aga see ongi võib-olla statement Dana poolt ka, et panebki nagu selle Bellatori venna nagu aga seal Bellatorisse lähebki maksast ära, nagu ta pani sellel Murphy, seal kukkud ära ja uftsid lihtsalt need vennad ei kuku ära. Murphy ikka jääbki ka nii kogenud ikka. Ja siis peamatš. Hamza Chimaev on uus champion, võitis Tristas Duplessis ühed otsusega ja põhimõtteliselt sellega võibki fighti kokku võtta. Duplessis oli rohkem Crucifixis kui Jeesus. Jaa, see oli päris hea. True. See oli hea. Hulgaredi, amen, Aga vaata, see on siis nagu... Ja siin oli ju kahetised tunded väga palju internetis igal pool, et ühed ütlevad, et sellist dominationit, et nagu see, kes saab MMA-st aru, kiidavad takka, ütlevad, et enam paremini ei saakski ja siis on need, et kas me sellist championit tahtsimegi, kes ainult kallistab maas, on vana jaana. Aga 0 damage'it võttis Hamza. Jah, ma räägin, minu arust see oli full domination. Mina ütlen ka, et esiteks ma ütlen seda, et Hamzati puhul ma ütlen seda, et jah, ta nagu läkski kallistama, aga ta läks elus esimest korda 5 raundi. Ta varem on kardioga probleeme ja seal on klipikus, ta ütleb Armanile, Tšarukanile nurgas, ma võin nüüd minna straiki. Ei, tee sama edasi. Ei, tee edasi, samas tegid. Ja 5. raundis korra ta jäi straikima Tristusega ja Tristus tabastada juba mega hästi. Et ta tegi seda, mida tegema pidi, ta tuli championiks ja Tristuse puhul mõtlen seda, kui inimesed räägivad, et tuleb see Crucifix välja üli palju pani mingi videos, kuidas ta peaks põgenema. Ja keegi ei tea, mis tunne on, kui sa istub Hamza Chimaev peal. Sa võid ette, kui raske või kui kompaktne ta seal on. Samamoodi seina ääres. Ja ta ei tee seda viga, et ta avab kuskilt ennast. Vaata, ta on full lock seal. Nagu tekk oli seljas. See on mingi vana veneaegne vatitekk, mis sa oled selle all. Sealt ei saa välja. Samamoodi kõik seina asjad nagu, mis ta arvad, et Tristus ei tea, kuidas tulla välja sealt. Või ta ei tahtnud. Jah, mis arvad, et ta ise oli seal, ma ei hakka põgenema. Ta ilmselt ei saanud, Hamza ta nii hästi. MMA fanatina mulle muidugi meeldib striking ja mingid laamendamised 5 raundi, mis on mingid ülikõvem, mingid Lawler ja McDonald mingi lihtsalt pekstakse tükkideks üksteist, aga Hamza tegi oma sa pead hindama seda, see on kvaliteet. Kõik oli ju nii ilus, kuidas ta seal passis ja hoidis ja nii kui Duplessis sai kuskilt jalast kinni, hakkas tõusma, sealt kohe keerati teise külje peale. Uus käik oli kohe, vaata, ei olnud, oligi see. Duplessis ise ütles ka, et iga kord, kui ta hakkas mingit oma escape'i kasutama, siis Hamzal oli kohe mingi teine liigutus ja oli juba teises kohas tal tekk kaelas. Jälle kuskil. Jõhkar, aga Hamza uus champion. Aga respekt Duplessisele, et ta ei last ennast ära tšokida. Tal paks kael üritas seal küll panna peale, aga see ei teinud mitte midagi. Pigem ongi see, et mees pidas vastu 5 raundi. Nagu kõva Siukse pressuriga seljas kogu aeg. Mul kahju sellest, mul hakkas just meeldima, et kaotas tiitli. Mul kahju sellest nagu. Aga... Jah, vaata see, mis ta pressikatel papuid, teeb nagu kuldsuu, vaata. Aga ma arvan, et tehakse uus või? Ma arvan, et ta võtab siin võidu kellegi vastu, kellegi suure vastu. Ma arvan, võib-olla vabalt, võib-olla nii, et Hernandez ja Rideri võitja teeb Tristusega. Ja siis ongi Imavov on järgmine, me räägime seda, Imavov on järgmine, Tristus teeb võib-olla Hernandez ja Rideri võitjaga. Loodame, et ei ole Rider versus Tristus, saaks liiga hull. 2 sita stiili. aga ma arvan, et Tristus teeb nendega ja kui võidab, siis saab uuesti tiitli. Ja ma arvan, et Tristus võib olla vabalt nagu mees, kes rematchis võib Hamzat ära võtta vabalt, sest nüüd on tundnud seda tuues sisse seal mingi Dagestani maadled endale, ma arvan, ise kämpi.
vabalt võimalik, Hamzat kindlasti areneb edasi, loogiline sellest nagu, aga jah, ma arvan, et alati on nagu võib-olla isegi kohati on lihtsam saada tšempioniks, kui püsida tšempioni. Ma tahaks seda Imamovit näha enne kõigepealt, sest ta on ülikiire ja hea liikumisega. Kui jutud käivad, et Hamzat on treeninud nii Imamovi kui Kaioga ja mõlemad täppis trennis mingi 10 korda välja, nii et siis ei ole midagi teha. Jah, aga no jällegi, see on trenn, üks asi on fight, on ju, kui tugevalt, mis nad tegid, kas nad sparrisid trennis, kas tegid mingid kräpliga, mida nad tegid, vaata, see ei tea kunagi. Nii, mina koolin seda, et kui keegi saab vastu Hamzale siin järgmise 2 aasta jooksul, 3 aasta jooksul, siis on see Hernandez. Ma arvan, et Hernandez. Tal on siuke scrapi stiil ja siuke, et ta ei lase, ta on maas ka üli. Ja samas Terider ka, aga kui Hamza ei suuda üle straikida Teriderit, siis kas maas suudab, Hamza maadata üle, aga võib-olla seal oma kräpliga suudab me teha, no ma ei ütleta. Pigem on pikad jalad tabelleeg seal kohe. Pigem tahaks ka näha Imamovit ja tahaks näha Hernandest Hamzaga. Nii et ma arvan need. Aga oleme edasi. Jah, 23. august toimus Glory 103 last heavyweight standing. Ja siin on näha siis võitjad. Minu jaoks võib-olla juba tehti siis uus event ka ära, millest me pärast räägime, kus siis on uued paarid ja mis iganes kogu selle heavyweight turna ja pluss siis selle last featherweight. Jah, just featherweight. Nüüd see tabel on ka natuke selgemaks saanud. Selgemaks saanud. Aga ma tahaks öelda, et Don Snow versus Typhoon Oscar. Mis see Oscar tegi seal üldse? Otsustas järsku 3. raundi poole pealt ja muidu oli lihtsalt käed üle ja lasi peksta ennast. Ma ei saa aru, kus ta, võtsin enda chatis, kus ta need kombod ja mis infusions olid, lõpus hakkas avama. Mis ta varem seda teinud? Ma teen ise seda sparis, kui Michael poisid peksavad mind, lihtsalt käed üleval ja ootan, aga see mul sellest, et mul on kops koos. Ta oli tohiks talle kaas. Et see oli kahju. Milos Svetisjanin väga hea. Endiselt Oscar on ka Kromachiga tegi. Meie endine saatejuht. Krooma oli väga hea. Kristja from Demuna. Aga Krooma oli väga hea. Milos Svetisjanin üldse oli tegelikult äge kaart. Kompastis oli hea tõesti. Glory läheb kogu aeg ägedamaks. Pärast seda seal koha peal käimist on veel eriti äge nüüd vaadata. Ma õhtul teen oma set-upi seal, panen mingi snacks värks ja ootan juba panused peale. Chico Kvasi kaitses tiitlit ja siis Levi Richters lõi Ben Sadigi ära, sellest on meil video ka, see oli nii ilus lõpetus crazy. Oli kaotamas muidu või? Ma arvan, et viimane round otsustas. Ma arvan, et 1-1 oli. Pigem niimoodi, jah. Ja väga, ma vaatan see tema tiim siis ARJ treening pani ka nagu ta fight campist vlogi üles esimese harjutasidki seda? Ja harjutasid. Ja väga haige harjutasid ja esimese ja nad tegid veel tagaruumis soojenduse ajal proovisid veel mitu korda seda sama. Mega äge. Aga no kolmandas raudis tõmmata see kaart nagu. Ta ei proovinud kordagi enne. Karga sa saad panna aga see ongi tegelikult see õige. Et kui sa tead, et for example, vastasel on lõug üleval seal, sa ei lähe kohe SA round talle overhandi taguma, sa ootad, sa mängid üles-alla ja siis, kui ta on juba väsinud, siis aga mis oli minu arust nagu üllatav, oli see Levi SA round oli tegi väga kahvatu. Ainult sai mingi kalfi peksis, seal mingi kaides kiiruga. Sükest nagu krampis oli. Eks ta võib-olla ka natuke see kaartis ja powerit võib-olla ikkagi on ju, et Jamal no sirgatega on ju, aga ikka spinningu siuke lõpp. No nüüd on ju, tõid Jamali tagasi on ju, et see kati sai on ju ja siis nüüd igal pole varianti, aga siis ongi järgmise, saad veits zoomida ei saa on ju. Väga hea. Aga näita korra seda prelimse alustavad, nii. No näed, prelimsis on ju, see on päris huvitav, see Amin versus Koning. Mo Amin oli Glory's, sai mingi 5 kaotat jutti, läks Glory'st minema, tegi ühe faidi väljaspool tagasi Glory's, no täitsa nagu müstika jälle. Siis, see lipp on ju selline, mis toob rahvast kohale jälle. Siis Perian Beposhi on nüüd last featherweight turniiril sees versus Ibanez, kes võitis oma kvalifikatsioonifaidi, siis meie sõber Miguel Trindade on tagasi ja faidib Bobo Sako vastu, väga raske fight. Bobo Sako väga hea, võitis esimeses voorus Jan Katvat. Siis näemegi, et Levi Ritters faidib Nassipovi vastu. Nassipov väga tugev. Ma korra lähen tagasi eelmise fighti juurde, et huvitav näha, kuidas Miguel bounsib sellest suurest tiitli fighti kaotus. Seal oli hull pressure peal ja selles mõttes pets pühkis põrandat, aga tegelikult juba. Ja Bobo Sako praegu on ikka väga hea. Tõesti raske fight talle. Jälle vasakukäeline. Vaata, kas seal Glory lehelt selle featherweight'i
nagu terve tabeli. Oota, vaatame selle ruttu paar asja ära. Siis Levi, no siis Kachab ja Laiduni on huvitav. Laiduni on korra võitnud Kachabi juba. Siis Svetižan. Seda Kachab ütles ka peale fighti, et rematchi. Ma pole seda essat näinud. Seal Laiduni oli põhimõtteliselt tagajala peal ja boksist ta taganes ja boksis üle. Ma arvan, et tuleb samasugune fight. Ma arvan ka. Kuigi Kachab täitsa nagu läks lõpetama nüüd viimast fighti, vaata, mis oli huvitav. Pole muidu näinud tema sükst näljasust, nagu, et ta läheb nokki otsima. Nagu. See oli huvitav. No Svetižani Nechita, ma arvan, et Milos võtab selle ära. Siis meil on Opatšit Keenia, Opatšitsi esimene fight, või no nüüd viimane fight oli päris hea. Väga hea oli. On nüüd Hemmers Gymis, ma arvan, et võtab ära. Siis on Sergei Braun on tagasi selle Hamushi vastu, kes kogu aeg on kaadidega ühelegi fight'il kohale ei jõua. Siis lööb 3 korda vastase nokki, siis viskab klapid kuhugi minema, vastat aastab ära, lööb tema nokki. See on pärast kloun. Ja siis see peamatš. No see on Sababe versus Rajab Saadeh. Nagu skript, ma ei tea. No nii ehitatud küll olla saab. Ma enam tõsiselt... Kes ei tea, siis Sergei Maslobojev väidetavalt siis andis positiivse dopinguproovi, stripped. Ei ole stripped. Ei ole stripped. Vacated. Kaks erinevat terminit. Kloori ei võtnud talt ära, aga kuna andis positiivse, siis ta vacate'is ise tiitli. No okei, jah, no selles mõttes kinda, kui ta poleks, siis oleks stripped. Sama teeb välja. Põhimõtteliselt, jah, seda küll, okei. Anti võimalus talle ise ära anda. Aga siis ei kuskilt muidugi, Kababas, kes kaotas tiitli just juunikuus. Sai täiega sisse ka veel. Ja nüüd on ta tagasi, sai kalfidest niimoodi ära, nüüd on tagasi ja muidugi Bahram on tema vastane, kes pole light heavyweight fight üldse põhimõtteliselt. Enne võiks anda siis juba, ma ei tea, Poapeale võiks anda light heavyweight tiitli, ta fightis sa vähemalt, aga nad tiimiga osas ka. Ikka saal täis müüa. No muidugi. Millal see on? 11. oktoober. Noh, peaks vaatama. Nii, Karl, pane see korra see, mis endi küsis, see featherweight standing on ka sama. Näita seda bräkki ka. Jah, see Kababes ja Bahram, no ma saan aru, et see müüb nagu julmalt. Väga vaadata kindlasti. Kindlasti väga liitimist vaadata, laamenad täiega üksteise lõuga. Pärast seda Krooma ta ikkagi sinna ära kustutis. Enne võiks Mooni Krooma saada tõesti juba samamoodi. Muidugi. Aga Krooma tahab seda heavyweight saada. Ta ütles ka, et ta üritab kogu aeg kaalu juurde võtta. Kutsus Riiko välja vist isegi. I'm coming for you. Viimavalt rääkisime siis top 4 oli siis nii-öelda top 5 keegi tuli, on ja võtame sealt. See on see kõige raskem tabel üldse, Pythagoras. Kento Haraguchi versus Morari. Kento kaotas viimase fighti just Chad Collinsile. Siis on Kasahara versus Shiratori. Siis teine pool, Chad Collins tuli siis turniirile sisse. Siin on mingid spikrid kõrvale vaja, mingid malli ja sirkliga pead välja mõõtma. No nüüd on selles mõttes nagu... Loogilisem. No enam ei ole seda mingi, et kes kust, vaata. Nüüd need ja siis on nagu... Ja siis näita Karl Kloori oma ka korra. No nii, jah, siin on Vossikul ja... Mis see top 4 tähendab siis? Top 4 tähendab keegi Kloori, top 5 rankingus tuleb keegi veel. Ma arvan, et Petš tuleb kindlasti sisse ja ma arvan, et keegi veel tuuakse sisse sealt top 10 keegi. No ja Trindade ja siis Peposhi olid need, kes toodi siis top 5 sisse nagu. Äge oleks näha Trindade Peposhi rematch või? Nad on ühe korra teinud, on ju? Jaa, nad on ühe korra teinud. Kes siin puudu oli? Vidales või? Või kes siin on veel puudu? Vidales on puudu. Vidales võib olla... Kui ma nagu vaatan, ma ju tegin Peposhiga intekat nagu telekas tunduvad vennad nii palju suuremad, see on nii haigene. Seisab mu kõrval seal nagu tavariietega, kes ma olen nagu... Sinul väike poiss pole nagu... No põhimõtteliselt ongi puudu praegu. Samal ajal Miguel oli ikkagi nagu saad aru, et ta on suur. Ta on pakud all, ta on nagu strong nagu. Ja siis Peposhi on nagu väike poiss või noh. Peposhi oli tõesti pisike. Tundus nagu siuke jah. Ma arvan, et top 5 on puudu veel Petš, Vidales ja Andre Santos on võimalik veel. Ülejäänud kõik on juba... No Dennis Demir Kapu on rank 10, nii et aga jah, nendest keegi, ma arvan, tuleb. Selle mõttes on äge. Vaatame, põnev. Niimoodi Klooriga. Tuus. Liigume edasi. 23 august. UFC Fight Night Johnny Walker versus Shang. Ja räägime siis tegelikult 3 fightist. Esimene on Charles Johnson versus Lonnie Kavana. Ilus knockout siis. See on jah. Lonnie Kavana alustas fighti väga hästi. Ja siis Johnson kõige ägedama soenguga. Kõige ägedama. Ma mõtlesin enda ka sellist. GTA Trevor. Kujuta ette. Siit kõik nullist siin taga on. See ongi sinu teema tähest. Paavsti mullet lihtsalt. Come on, tegelikult võiks küll ju. Tee raudselt. Ära tee, kurat. Arvan küll. Pohvi tee mingid leegid ja luugere peal. Kõige tähtsam on kulmudele lõigata. See on kõige tähtsam. Salgut teha. Salgut teha sisse.
mis sa ütlesid, sorry? ei, et Kavanool väike step back, ta oli siin ka head fight'id teinud ja oleks siin ka murdnud ennast siin kuradi top 10-sse. Top 10-sse oli jah. Alustas väga hästi, aga tundus, et panigi algusest liiga palju välja. Siis Johnson, siuke sitke. Aga see, mis Inglismaal tal oli eelmine fight või üle-eelmine, siis ta kestis siis ta kestiski see 3 raundi, käiski mingi laamendamine täiesti. Jah, ei tea kunagi, võib-olla kaugele reis ka. Võib-olla see tõmbas natuke tühjaks. Seal Inglismaal on kindlasti tal parem fightida kui USA-sse minna. Kodust tulla. Siis... Või Hiinas olid. Muidugi Hiinas, jah. Crazy. Nüüd siis Kyle Daukaus sai late notice fight'i Michel Pereira vastu ja võitis esimese raundi nokiga. Ja kohe. Yes, ja nagu kohe. Ja. See väga ruttu oleks ikka üllatavalt ruttu. Daukaus ka siis on CFFC champion oli. Ja sai oma UFC võimalus, oli UFC, sai nüüd tagasi ja tuli siukse siis statemendiga sisse, et väga nimekas võit talle kohe. Ise kaotasin rahadega siin. Oleks ka polnud ka ise nii kursist, et enam mitte nii andekas kämbler. Daukaus ongi, vaatasin mingi ei, andekust jagub. Aga otsused on valed. Bad run oli vahepeal, aga viimase UFC-ga tuli ikka ilustina. Väga äge näha siuksed nagu lugusi, kui saab välja, tuleb tagasi ja teeb siukse nagu runni. Päris äge. Ja just praegu väga palju toimub ka Dana White Contender Series on käimas ja just eile hommikul vaatasin viimast nädalat just ja siis... Seal löödi korralikult tutti üks vend. See oranži päega vend vist. Ja siis aga üks Chanel Dyer, üks naine, esimesed naiste fight oli kohe. Ja siis üks naine võitis, siis Chanel Dyer on Knowlesi õpilane. Ja siis ta kaotas, aga teine andis mõlemale lepingu. Ja siis nagu seda vaadates on siuke võrrat ikka äge vaadata, see nagu inimeste unised täitnud ikka, nii äge vaadata, kuidas ongi, sealt saavad lepingud värk ja väga pulli. Et ongi just sealt, ka mõned on olnud, vaata varem Contender Series saavad uue võimaluse, siis võida, bla. Kuidas sa saaksid Contender Series? Kõige tähtsam on 2. september võita. Ongi võitudega põhimõtteliselt et peab olema mingi rekord juba ehitatud ja siis ei ole üldse, et väga paljud on seal 6-0, 7-0, 5-1, 6-2 igast rekord. Kas see eeldaks seda, et sa ilmselt peaksid nagu USA-s elama veits aega? Lennutatakse kohale? Võetakse igalt poolt, Hispaaniast, Inglismaalt on väga palju, kuradi Leedust on, Poolast. Väga hästi aitaks kaasa sellele 20. september üks flashi knockout veel juurde. Jah, ei ongi tahtsamist ongi step by step. Pana iPoke. Aga mis oli äge näha. iPoke, KO. Tristar Jimist ehk siis Kanadast, legendaarne Firas Sahabi õpilane, kes oli siis GSP treener. Sealt oli üks vend, mis sai Nallo või? 36-aastane. No tegi ebareaalse esituse. No väga hea fight. Aga 36-aastane sai lepingu. Teina ütles, et teate ise, et mulle meeldi 36-aastast võtta UFC-sse, aga sa olid nii hea. Kui siukse asja teed, siis saad ikka. Ja see jällegi ära seda, et alati on võimalus. Ükskõik mis alati või, see venal oli ka pikk Bellatori karjäär. Oli siuke üles alla, mingid võitis, mingid kaotas samamoodi. Aga tegi siukse performance, sai UFC lepingut. Alati on kõik võimalik, kui sa ise usud ja nii kaua, kui sa ise pushid ja suudad kannatada, nii kaua on kõik võimalik. 5 aasta pärast lähed Tallinkiga Soome, ei ole siin midagi. Nad tegid niisama pulli. Ja pehamatšist siis Johnny Walker võitis Zhang Mingyangi TKO-ga teises raundis. Sellele venale ma tahtsin kirjutada ise juba eraldi, et kus sul on kõik hästi ikka, tahad tööd või midagi? Ma võin pakku seda, tule. Tal on, tundub. Ta kutsus äkki paaris. Aga see oli pull. Walker muidugi shootis kohe esimeses sekundil nagu Hamza Chimaev. Aga siis suutis püsti tulla. See on see, kes saltosi ja mingid, ma ei tea, seinahüppeid ja asju. Johnny on alati äge vend. Hull ja mingi backflip. Aga nüüd tuli pika pausi pealt. Ja ikkagi levikuvad see Anthony Smithiga. Anthony Smith hakkab velisevalt, kuule. Sa ründad mu perekonda, Walker mingi, Sest sa saad. Mis sa räägid? Jah. Aga jah, see suur fight Walker jaoks, nagu ütlesin, tuli pika pausi peal. Oi, see Kalf tegi haiget. Shangil oli KO kohe 1,3 või mingi siuke, et nagu kindlalt lööb ära ja Johnny Walker näitab ikkagi, mis on kogenud UFC fighteri normaalselt jalg salves. Kehakeel peale essad seda, mis siin näitas, oli nii nagu näha, et siit on pahandus. Ei äge, et Walker võitis. Minu meelest ka. Mulle muidugi Shangi stiil meelib ka, ilusasti laamendaja täiesti, aga Walkeril tuleb kindlasti mingi hea fight kohe jälle. Lehvitame ära. Kui tal vigastusi pole, on ta alati aktiivne ka. Ja. No praegu tuligi vist veits alla runni pealt mingid olid ja
ja vahetas tiimi, vist läks Iirimaalt minema minu meelest, läks USA-sse tagasi. pähe ja ma tegin seda. Et jah, vot selline lõpetus. Nii kaua see ka. No päris kaua laseme. Lasi, jah. Aga liigume edasi siis vähe uuemate uudistega, ehk siis 6. september. Oleme jõudnud septembrisse. Lõpuks. Siin nüüd peatame vähe pikemalt ka. Oli UFC Fight Night, Imamo versus Borajo. Aegade kõige ägedam Fight Night, ütleks, või nagu nimede poolest. Ja enne kui lähemegi Fight Cardi juurde, siis oli see Pariisi kaart. Mina väga ootasin siukest fighti nagu Lozen Keita versus Patricio Pitbull. Lozen Keita siis on 2 kaalu nii featherweight kui lightweighti endine champion Octagonis. Väga suur superstar ta oli. Octagonis lõi kõik nokki, väga tera. Ma kuulsin Poolas ka tema kohta veel igast lugus, et öeldi lightweight'is ta fightas seda sama minu tiimiga Ronnie Paradiiseriga ja siis Ronnie ütles, et Lozen Keita lõi lightweight'is nagu middleweight'id lõivad. Ütles, ta lõi lihtsalt nii tugevasti, et crazy lihtsalt, et siuke pauk käes ja siis ma ootasin seda fighti väga ootasin ja siis muidugi reedel, kui oli aeg kaalu lastuda, siis Lozen Keita ei saanud kaalu, oli kilo üle, siis käis ja palus, panime videoga sinna chati oli, et käis ja palus Pitbulli venda siis, palun andke mulle fight, et ma olen teinud kõik, mis võivad, ma enam ei higista, siis see Pitbulli vend oli nii chill, nii äge, vaatasin video. Tuimalt. You are younger, you are stronger, you can do everything you want. Go try. Go lightweight then. Tund oli aega veel. 1,5 tundi oli aega. Kui ta astus kaalule, oli tal 2 tundi aega, et isegi 1,5 tundi aega, et võtta kaalu. Mis ma lugesin algkommentaaris, siis Pitbulli treener ütles, et Pitbull oleks fightinud, kui Keita oleks läinud tagasi, kas või proovinud sauna minna. Aga Keita hakkas kohe sööma mingit beebitoitus enda sisse ja ei läinudki enam proovi, ütles, ma ei saa. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et ma arvan, kuna ta oli nii suur superstar Octagonis, siis ma arvan, et tihti peal lasti võib-olla nagu veits üle jala seda värki ka. Ja võib-olla sellepärast oli ka pauk suurem. Selles mõttes. Tegelikult see viimased mingid kilod ju ikkagi tõmbab inimese teistmoodi tühjaks ja sealt... Selles mõttes, et nagu Pitbull ütles õigesti, et keda huvitab, et sul oli lühike teatamine? Keda huvitab? Sa kirjutasid lepingule alla, kedagi ei koti su halajutt, et oi, tal oli lühike teatamine. Tal oli aega 4 nädalat. Kui ta ise oli nõus featherweight'iga, see võid ju saama sinna. Kui Pitbull on saanud, kilo ei ole suur asi, aga asi ongi põhimõtteliselt lõpuks. Kaua me laseme nagu seda kilo üle, kilo tagasi. Tegelikult oli nagu Pitbull, tema sai oma raha kätte. Keda huvitab? Võiks ta peaks minema mingi vennaga, kes ei teinud oma tööd ära. Võib-olla Keita tegelikult higistas. Tal oligi kilo jäänud, ütles, pohhui, mängime lolli. Pohhui, mängime lolli. Lähmegi ütleme kaalu, et kuule, ma ei higisa rohkem enam. Ja saab faitada kilo kõrgemast. Jälle isegi pakkus talle, et võtta pool börssi endale nagu. Mis ta seal üldse särk maas tegi? Tõmba pusad peale, rätikud, soojad värgid. Täpselt, et nagu, eks siuke ongi siuke loll suhtumine, aga siis tuli jutt, et ta sai UFC-s katti, aga vist ikkagi on UFC-s. Tahaks ikka väga näha, mida ta suudab teha UFC-s. Eriti muidugi plekk oleks see, kui nüüd Teina ütleb, et okei, see on kaalu davai. Esimene Pitbull, järgmine fight näiteks saab kohe kellegi top 10-st ja siis featherweight uuesti saab kellegi top 10-st, lüüakse laibaks. Et selles mõttes muidugi on nagu sportlased mõtled ka, et okei, ikka igastas juhtub, on tõesti võib-olla ei saanud kaalu, võib-olla tõesti mingi räme terviseerror, mis iganes on ju. Mõtled küll, et päris karm ikka, et saad oma unistuse lõpuks ja siis sa saad, et võimalust võistadagi, tõmmatakse leping maha ja kõik. Mulle sellest klipist tundus, ta ikkagi rääkis niimoodi, et ta nagu ikkagi ajas mingit basaarina, selles mõttes. Üritas mingit müüa, mingit ajad, mida sa käid ja palud sinna, mine sauna lihtsalt. Ja täpselt, mine proovi, eriti ma ütlen UFC mõttes nagu sul on tegelikult kõik mingi PI toetused värgid olemas, nagu küsi siis nõu, vaata, aga tal ei ole nutritionisti. See on number 1 asi, ta on muidu fightinud lightweight'is, ta pole ammu featherweight'is on, võtan ta 4 nädalast nutritionist, kes aitab sul võtta kaalu, tänapäeval on kuradi kõik olemas, teeb mingi oma teadmistega seal võib-olla, või saanudki. Mis investeering see on üldse? Temale mitte midagi, kuul jutude kohal, ta sai Octagoni fighti eest 60-70 000. Ja siis sa paned siukest juuti või? Instagram videos, kus käib Louis Vuittonis shoppamas, aga kuradi ma... Nutritionisti ei saa palgata. Ise teeb oma riisi ka nagu No money. No money. Loll see, nagu ma ikka ütlen. No täpselt. Bobby Green. Aga läheme edasi, siis preliimsis oli siuke äge fight nagu Kau Fernandez versus Harry Hordwick. Harry sai 4 päeva ette teatamisega fighti ja
anti talle siis UFC debüüdis märku, et tere tulemas UFC-st, et Fernandes lihtsalt lõhkus ta jalad nii inetult. Stretseri peal välja ka pärast. No, et ikka päris inetu. Fernandesel oli jumala hea, 1-5-3 äkki kui inetu see on. Sinna panin ilusti. Seda valu sa näed ta silmis, no ei saa lihtsalt, no tuleb, no ei noh. Mõlemad jalad on täiesti tuli. Balloonid. Selle poisi oli raske kõndida. No nad niimoodi äravad. 4 päeva ette teatamine. Tummine, selle mõttes kõva, et ta isegi kui ta oli või jalad sodiks, ta ikka läks edasi, näitas oma seda tuhku ja et aga lihtsalt ongi kahju, et aga Fernandesel oleks natuke kõvemad challenge'id vaja, ta on ägeda stiili. Ta pidi tegelikult fightima ju sellega Siamiga, Firas Siam, Prantsuse aga Firas Siami vanaema suri matši edal ja ütles, et ma ei fighti. Noh, sellest aru saada kõik. Et sellest päris äge fight on, Siam on ka ju väga hea runni peal, lõi viimane kord selle. Palju ta neid kalfe lasi siis, kui 3 minutiga põhimõtteliselt löödi mõlemad jalad ballooniks? Tummiselt, kohe esimesed litid olid juba sellised, et crazy. Aga Harry Hardwick muidu fightib ka featherweight'is, nii et natukene võib-olla aga suur õmps. Siis siuke mees nagu Ante Delaja võitis Marcin Tiburat esimese raundi KO-ga. Olin Marciniga samas saalis, tegime koos ettevalmistust. Päris äge oli näha teda jälle. Juba teist korda oleme juba samas saalis teinud. Kurb, et niimoodi, aga see Ante Delaja on Tom Aspinali tiimikaaslane, nii et natukene... 3 nipli mees. jah. Et selles on äge näha, et on näha siuke boks ja kõige tuhku, et Tom Aspinaliga pole kindlasti kerge sparrida. Aga nägin ka seda Marcin Tiburat siis valmistumas ja vaatasin enda sparri ühe selle teise meie treeneriga ja noh, ütleme, et ise pigem poleks tahtnud matsa võtta vastu, seal ikka väikse kindaga. Siuksed lituudid ikka, et vaatad niimoodi, oi, lihtsalt üks upper näkku, bumm, sirga sisse, bumm, ainult käib, matsu ära, sa mõtled täitsa crazy. Poola aamerd. Väga retsika. Teed, kus heavyweighted seal laamendasid ikka, hoia ja keelana. Aga siis Prantsuse kohalik William Gomis võttis ühes otsusega võidu endise KSV tšempioni üle Robert Ruchala. Väga hea fight Ruchala ka. Siuke hea tuhhiga võitleja, pressure fighter, surus, maadles. Aga Gomis oli ikkagi püsti. Püsti oli väga terav, nagu snaiper. Väga raske oli neid fight'e vaadata, ma vaatasin niimoodi 2 minuti kaupa, siis panin jälle Soome-Serbia vahepeal, siis vaatasin jälle fight'i. Jah. Episoodiliselt. Ma arvan, Ruchala siukse debutandina tegi okei fight UFC-s. Lõpuni välja sures, aga oli ka näha, 3. raund olid mõlemad mehed kutud. Gomis suutis veits rohkem pushida, et hea fight, väga hea fight, ma arvan. Sealt tuli. Ma panin 9-6 täppi seekord. No näed. Komisi panin ka otsusega. Ma ise lootsin veits Ruchalat. Mul oli Poola poolehoid kuidagi seekord natuke rohkem. Siis, aga lähemale. Gomis väga hea striking oli ka, et tegelikult oli UFC ikka ei ole lihtne tulla. Aga läheme edasi. Väga äge fight oli Mason Jones võitis teise raundi TKO-ga Oki Bolažit. See oli hull laamendamine. Esimeses raundis siis Oki lõi Masoni korrakult pikali ja siis teises raundis Mason Jones võttis oma. Jälle, väga jõhker laamendamine. Siis Modestas Bukauskas võitis Paul Craigi esimese raundi KO-ga elbow. Viimase sekund. Paser Peter. 3, 2, 1. See äga tuleb püsti, ütleb ise, et ta on ju läbi ju. Ei see on, okei, finish. Nõretab. Paul Craigil siis pikk karjäär läbi ja pani kindad maha. Just ütles ka mingis intervjuus, et ma olen rahul oma karjääriga, ma ei tulnud championiks, aga kõik ei tulegi. Ma lähen ära, ma olen top 7 olnud maailmas. Muidugi. Respekt, jumal ägedaid fighti. Väga äge. Peabki hindama ka kohati siukest asjad, et see, mis osad ongi mingi John Jones'i suune greatness. Kõik ei saagi. See ongi 1 in a million või even more nagu. No täpselt. Siis võib-olla suur üllatus, kelle jaoks hype traini lõpp. Benoit Saint-Denis kaitses koduväljakut ja lõpetas Mauricio Raffi teise raundi submissioniga face crank. Seal pandi siuke surve peale. Kas oli veits pro-check või? Ütleks, et pigem ei. Ma arvan, ehmatas ära siuke. Ehmatas ära vist on, ja Saint-Denis tuli seal kodupubliku pealt ja siukse oma taktikaga ja pani siukse surve peale lihtsalt ja lohistas ja tegi.
lihtne on öelda alati peale siukseid matše, kui niimoodi läheb halvasti. Ma vaatasin just 2 päeva enne tuli mul Rufi üks lapa video ette, mis oli vanem video ja ma vaatasin, kuidas ta lõi seal strikingus. Ta oli palju kompaktsem, kui ta lööb nagu 1-2, nad löövad nüüd, nad löövad nagu niimoodi. Või lööb üldse kuidagi siin, aga seal ta oli nagu üli siuke klassika stiiliga ja ma vaatasin täitsa pekki, et ta oli nii kuidagi kompaktne oli seal ja ma mõtlesin, et kuidas ta nii nagu laiali see striking nagu nii, nagu võib-olla siukse nagu liiga ülbeks, nagu lapatehnika veits, vaata, liiga palju lapatehniks, lähed ülbeks, ära arvad, et maailmameister ja veits saab fighti vaata, siis oligi siuke, et Benoit lihtsalt viskas high-kicki, ta ei leidnud seda kohta, see ei kust nagu vastata või ta ei olnud kuidagi valmis selleks või nagu täitsa kuidagi aeglane ja üldse ei taha või nagu ehmatas täitsa ära kuidagi, aga nagu Saint-Denis pani Poirierile selle pressuri kunagi peale samamoodi, aga siis nüüd oli targem kuidagi. Poirier tuli kuidagi välja ja leidis need kohad, kus need aagid sisse visata ja lõi nokki ära vaata. Benoit on ka teinud suured muutused, vahetanud kõik tiimi välja, mingi managerid, treenerid, kõik asjad välja vahetanud peale viimast kaotust, kui ta sai selle koduväljakul selle Manny Moicano vastu, siis nüüd jällegi kõva comeback fight. Poirieri vastu oli juba see, et ta oli favoriit ja arvati, et Poirier saab seal ka maadlusega ära, aga sai lõuga. Sealt edasi oleks tal olnud juba top 3 keegina. Ja, kõva selles Rufile küll siuke. Päris üldse see Fighting Dirty tiim, räägime alles peamatsi ka. Ehk siis Imavov versus Caio Borrajo. Imavov võitis kohtunik ühelse otsusega. Ja no hea fight. Ma ei oleks arvanud, et Imavov nii palju kiirem on Borraljost. See oli ju käte löögi ja jalalöökidest. Aga no nii kui Imavov lõi, oli tunda seda nagu impacti igas löögis, kui Imavov tabas. Aga mis oli huvitav Caio puhul oli see, et Caio oleks minust natuke iga raundiga paremaks. Caio tuli ka väga pika fighti, vist aasta põhimõtteliselt fightinud. Ja suht pikk paus. Ja tuleb 5 raundi kohal. Ja no jällegi räägiti ikka sellest, kas oli õige otsus 2 nädalat tagasi kaaluda back-upina Tristuse. Ei, tal võhm oli, viimast 2 raundi. Ei, oli, aga samas ka võib-olla see nagu mingi, ma ei tea, kas oli hea see, ei tea kunagi, vaata. Aga no ta tundub siuke vend, ta on suht savi ka. Ta on suht pohhu, jah. Aga hea fight. Ja nüüd ongi selle Fighting Dirty tiimi kohalt ongi siuke, et kuradi, esiteks ma arvan kindlasti, et Caiol võib-olla on hea vaadata Rufit kaotamas niimoodi. Nii ühte tiim. Näitas ka seda. Siis Sean Silva vaatas, nüüd Sean Silva fightib see nädalavahetus, on sellest juba rääkida, aga Sean Silva vaatas ka seda Rufi fighti, see ka umbes on nutis ja peksis seinu ja siis hästi siuksed nagu... Ära võretseda järgmine või see nädalavahetus ripub juba seal puuri otsas. Ja see on segane, aga ma vaatasin seda, mõtlen, räägime kohe, aga mis ma nagu nende puhul on, nad on hästi, vaata, Rufi on hästi usklikud, on väga vaata nagu, ja siis kuidagi see kõik see nagu tegi nagu Caio, Rufi ja Sean Silva, nad kõik on hästi emotsionaalsed või kuidagi, me oleme nagu võivad see veist peegeldub, mis Pratas ei ole selline. Pratas on kuidagi pohhu, paneb pidu ja möllab ja hoopis teistsugune vibe, nemad kolmeki Sean, Rufi ja Caio on nagu veits, ma arvan, liialt nagu siuksed emotsionaalsed mingi koha pealt ja kuidagi siuke nagu peegeldub veits fighti ka, ma arvan, see Rufi puhul kuidagi eriti, nagu ma ütlen. Imelik. See John Silval on ju väga, või no sinna jõuame, tal on väga hull ju see nagu... Sa vaatad selle UFC journey ära või? Täitsa crazy, ma ei teadnud. Mis seal perega toimub. Vaata, räägime sellest veel, jah, see oli crazy. Siis 6. september toimus ka One Fight Night 35, Jackie Puntan versus Hemetsberger, aga esimene fight, mis räägime, on Pampara Koyate versus Shadow. Ja Shadow võitis teise raundi spinning backfist. Ma ei näinudki seda, kus see tuli. Ja niimoodi nagu hops. Toikume ära. Ja tuleb püsti veel, kas läheb edasi klipp ei lähe siin. Tuleb veel, Koyata tuleb püsti veel. Ja siis ta nagu, ta varu, et ei, ikka ei ole hea nagu. Tahtis ära minna nagu Bahram sealt. Skeidid on all. Vahepeal seal nööride vahel leid. Ja ma vaatasin seda, ja vaata nüüd läheb, ütleb ei, kõik on finish. Aga ma vaatasin seda One'i, neid fight'e vaatasin ja siis ma mõtlesin, esimene mõte, mis pähe tuli, on see, et mida ma aja rohkem märkan, et nad teevad neid Muay Thai fight'e väiksest kinnastega, aga tegelikult enamus fighteritele ei tunduks, et meeldiks fight'ida väikest kinnastega. Et nagu nii palju fight'ist on rõhutus selle peale, et keegi plahvatab mingi komboga ja nii vähe on fight'ist näha seda, kus nagu olekski nagu suure kindlaga, nad löövad jääbi, nad otsivad, nad mängivad, et ainult mingite plahvatus peale ja kui kõik ennast kaitsevad. Mingit male pole, vaata. Puhas korredi laamendab. Ja ma seekord märkasin, kuidas eriti selle kaardi peal vaatasin, et ongi, et
Sükest nagu ongi malet, ei ole, mängu pole, kui keegi plahvatab seda kaitsetast nagu surmahirmuga. No nagu täiesti nagu nii krampis, et jumala ees mingi löök läbi ei läheks. Ja see nagu tegelikult rikub fighti räigelt, nagu ütlen, see nagu absoluutselt pole näha seda mitte mingit nagu, kus keegi julgeks mängida, kaitses olla, lüüa middle kick'e asju. Kõik on ainult boksi peale rajatud nagu ja minu meelest see nagu aina rohkem mulle nagu ei meeldi vaadata One'i nagu mitte mingit nagu sellest. Jah, mingit head kaarti ikka vaatad, aga nagu me oleme öelnud, neid Friday fight'e ja neid tavalisi, neid kaarte, neid ei jõua esiteks jälgida, pluss seal on see nagu iga kord mingi uus taikas. Olema, et neid kõik ja ma ütlen, ja mingi no-name vennad ka, nagu, aga jah, see lihtsalt, ma arvan, Shadow on ka Singaga teinud väikse diili, et middle name on Singaks tõmmatud. Shadow hüppab nüüd kohe sisse 26. september. Singaga teeks ise ka stiili, kui hüppab. Kindlasti. Shadow poleks ka halb. Mis me võtaks siis Eesti pärusmaalt? Tanel. Polegi ühtegi head õlletest. Orikas. Orikas Viik. Pole ühtegi head õlletest. Ma ei tea, kui siis Kuld. A Le Coq Special võib-olla isegi. Sa oledki siis mitte super viik, vaid special viik. Tanel special viik. Väike kromosoom puudu. A Le Coq kirjutage, hakkame seal promoma. Aga peamatšis siis tuli uus tšempion. Stella Hemetsberger võitis Jackie Puntani kohtuniki ühehäälse otsusega. Ilus knockdown siin. Skates. Ja kuidagi, ma ei tea, seekord ma ütlen, ma väga vähe hoopis teise pilguga vaatasin seda ja minu meelest on üldse äge neid fighte vaadata. Oligi eestanud lõpetused kõik ja ma tunnen, et see kuidagi see ilu fight'is kaob aina rohkem ja see on nii üles saadud, nii boksile. Ma saan saada tegelikult isegi nagu 10 untsi kindaga lüüakse nokke. See ei ole see, et ei lööda nokka. Fight on palju ilusam, palju rohkem leitakse neid kohti, palju parem vaadata, et nagu see väikse kindaga, ma arvan, see damage, mida fighterid saavad, on ikka liiga rets. Pluss ju nii suur oht ennast ära lõhkuda kätest ka, vaata, et sa ikkagi laod sinna kaitsesse, sul tekib see adrekas, seal on see moment, siis lähed sealt ringist ära, mida vittu, mis selle pöidlega on, vabandust. Jaa, ongi. Eriti kui see on ainult nagu tai-boks. See on ainult püsti. See on nagu see löökide intensiivsus, löökide arv on nii palju suurem kui neis MMA-s. Ja see ongi see, nagu see lõhkumine nii rets, ma arvan. Jah, nagu me oleme seda ju pikalt tegelikult nüüd arutanud. Ja tegelikult minust kõige esimesena paningi selle mõtte pähe Maria Ruumet nagu. Et vaadake nagu korra seda poolt, et kas see on üldse tai-boks enam, vaata. Et jah. Aga kütame edasi. 6. september oli Ice Cage 5 kaart. Mis on siis Soome üritus ja on võtnud Soomes kõvasti üle. Volodymyr, tuttav mees siis. Ja just, ongi Kadijev esimene fight, millest kohe räägime, ongi Magomed Kadijev versus Volodymyr Holubijev. Volodymyr Holubijev on siis ka D-liigi 8 turniiril sees, osales eelmise 8 turniiril ja võitis teemast. Ja nüüd on siis uuel 8 turniiril ka sees. Kellel ta kaotas, mäletate või? Makejevile. Okei, võttis tuhhiga ära. Ja võttis ära tuhhiga. Et jah. Keegi on näinud ka seda. Kadijev lõpetas Volodymyri low-kickidega. Tahtsin vaadata, aga ei jõudnud selle pay-per-view'ni kuidagi ajaliselt. Kas Ramin Abirkani on sugulane või vend Makvanile? Ütle, kus see on? Ramin Abirkani. Ei teagi. Ma arvan, et on kindlasti. Makvan on ju UFC-s ka fightinud. Ja ongi peamatš oli siis Makvan versus Teo. Ja Teo on 1-0 oli vist proos. No Makvan on väga kogenud. Aga mis seal oli see, et see Teo on mingi päris, ma ei tea, ta on siis mingi influencer laad, aga päris suure feimiga ja see anti talle Makvani vastu, aga seal poolt küsimus ka esimese raundi Anaconda joke alla minuti tehti ära. Oota, kas need olid kõik? Ma ei näe, mis see pro kickboxing. See on main event on pro MMA. All on kirjas, ma ei näinud sealt suurelt. Kikki. Tagala oli pro boxing. Aga puuris tehti kikki siis. Puuris, kõik on puuris, jah. Essa on pro boxing ja main event on pro boxing, see on pro kickboxing, no. Ei, main event on MMA. Igaks juhuks mainin. Peamatš on MMA, Volodymyr Kadijev. Okei, ja see co-main on. Co-main on boxing. Ja teevad päris ägedat contenti, ma ütlen, nad on räige kasvanud, mis neil on
mingi üles sott 20 000 followeri või? See on naiste rahvas seal Go-Mainis, ma ei saa aru. Ei ole. Poiss, kes näeb natuke naise moodi. Tänapäeval ei ole vahet. Tänapäeval ole, mis sa soovid. Ma selle korrektuuri teen, et nemad. Holubijev löödi kehast ära. Kehast või? Kehast. Jalad peksti pehmeks. Jalad olid pehmed, aga ühe sai kuradi hea ilusa toore meat-kicki sisse ja siis pärast sai ühe veel ja siis jäi tulnud enam püsti. 81 kilo fight või? See on 81, jah. No see Kadijev ju fightis D-liigil selle Nikita vastu. Nikita who? Isopesko. Jaa. Sa tahad Isopenko öelda? Isopesko on ta vist. Isopesko. Et jaa, Kadijev kaotas talle, aga tegid Isopeskoga siis 85 kilo fighti vist Eestis ja seal 81, need võivad tema naturaalsem kaal, aga nii palju kuulsin, siis ta oligi Volodimirist nii palju suurem, nagu massi poolest võttis ära. Nii et jah, päris äge. Soomes siuke üritus. Ei, väga äge. Jah, nüüd Volodimir tuleb siis kaotuse pealt siia või teeb huvitav vahepeal veel midagi. Gatorade Center Turku. Mul Turus meestel väsinud on kõik Gatorade'id ja ma tehti see areen neile siin. Üks Jussi on ka ikkagi. Minu arust Holubijevil on veel mitu kaotust järgi vist. Ei tule ühe pealt, ma arvan, et 2 pealt tuleb praegu. Ta on siin veel vahepeal saanud. Mittaliga, kui käis vahepeal nendega koos trenni tegemist, ma vaatasin küll, et mees on väga heas vormis ja korralik korradi lihatükk. Kuule, seal alukortis näeb ka üks vend välja nagu Mittal, see vasakpoolne. Kus? Rasmus või? Ei, Anti Lauronen. On näveid Mittali moodi tõesti. Nii, aga liigu edasi. 7. september toimus. Nüüd me saame juba öelda üle-eile. Üle. Toimus K1 timeline'iga sinna. World Max ja 70 kilo siis kvalifikatsiooni voor, või turniiri esimene voor. Parimad põhimõtteliselt 70 kilo poisid on jooksnud kõik siis Jaapanisse tagasi K1-i, kuna Glory pani ju kinni kategooria. Nii et päris nimekad poisid olid seal kohal. Meil on esimest ei ole. Ja esimese siis võitis Jonas Salsiha, võitis Salim Khan Ibragimovit kohtunud kühjaduse otsusega. Siis peale seda Kamara võitis Albihon Morinat esimese raundi KO-ga. Morina tuli, ma ei tea, mingi 16 fighti winstreagi pealt või üldse 0 rekord pidi oli tal üldse vist. Aga Kamara sõitis rõvedalt üle lihtsalt. Ja ongi finito. Aga mis haip sellel K1 World Maxil täna üldse on nagu? No nüüd nagu aina rohkem me tulevad tagasi. Nüüd on näiteks saab Euroopas vaadata juba K1-i. Nad on teinud nüüd see Abema Euroopa ja põhimõtteliselt nüüd on kõik, nad tahavad tulla sellega nagu worldwide'iks tagasi, et põhimõtteliselt kõik näevad seda ja nad ei taha enam olla ainult Jaapani sisesed, nagu nad võib-olla vahepeal olid täiesti kinni selles nagu. Kuidagi suudetaks need legendaarsed vanad turniirid kokku. Aga nad kinda teevad seda tegelikult nagu Anglist nad on võtnud pigem 70 kilo, kuna kuskil mujal või ongi Gloria võttes ära 70, nad võtavad selle. Gloria peab praegu rõhku heavyweighti ja nad ei hakka heavyweighti suruma, seal pole pointi, siis nad teevadki praegu lightweighti. See oli äge, mul tuli praegu meelde see kui Gloris oli, kutsuti kõik legendid, tulid selle Ernesto Houston ja tulid Peter Arts. Ja siis Peter Arts tuli ja kõigepealt kõik ütlesid, väga hea tase ja ikkagi pole umbes võrreldavgi meie tasemega. Siis Peter Arts tuli, ütles tuibalt kohe, et läbigi, et ei, mis asja, see oli meie ajal ikka käis asi ikka õigesti, see ette vanaga oli öeldud. Ja oli ka ikka turniir oli vähe teise mahuga. Ja ta ütleski, et 3 fighti tegid. Ja just, ei ole ära jagatud siin neid asja, enne. Siis Aymeric Lazizi võitis Abiral Khimire. See Lazizi viimane fight oli Giorgio Petrosiani vastu. Tegi väga hea fighti Petrosiani vastu. Ise Instagramis kuulutas, et võitis. Korralik skinny cheese. Ja korralik. Aga anti otsus Giorgio'le, muidugi oli Giorgio enda koduüritus ka, nii et see ei ole imesta, kui oli ka tõesti nii. Siis Shora Akopjan võitis Jonathan Ajulut ja väga ilusta kalpkikkidega. Juba pani siin. Tummiselt vittis neid. Ei! Ja tuleb veel. Shora ikka väga hea, no. Shora ikka juba Eestis, kui ta fightis oli, ta ikka väga hea. Kaal üldse saab olla, kui eelmised on. Jaa. Kui magus. Kellega ta tegi Eestis? Ta tegi Mirko võitis. Oma esimene fight võitis Mirko, siis võitis Hollandast Anas Aras. Number 1-il, jah? Number 1-il, jah. Oi, see on jalg valus juba. Oi, apus jalg on juba.
aga ma ei mäleta, kellega ta veel tegi seal. Väga head käed. No. Väga head, Shora on väga hea. See on first round või? Väga huvitav. Mis riik see 2 või SM? Läbi. See on... Saared seal äkki. Ja just saared, jah. Austraalias kuskil on, elata muidu, aga kuskil täpselt. Pacific Islands. Siis Jaapani superstar Minoru Philip Kimura tuli tagasi 70 kilosse ja võitis Mason Strodmani esimese raundi KO-ga. Kimura on Jaapanis korralik superstar, vahepeal tegi seal kõvasti jama, tegi Boakaviga fighti mingi hetk, siis ta jäi steroididega pidevalt vahele, siis ta tegi mingi heavyweight'is fighti ja nüüd on tagasi 70 kilos. Heavyweightis? Põhimõtteliselt ja ta läks julmalt suureks steroididega vahepeal. Aga nüüd on tagasi K1-is ja võttis tugeva võidu. Väga tugeva võidu võttis. Näitas statemendi kohe, nii et väga tugev. Boakavi vastu tegi, siis Boakavi ütles, et ta pole kunagi kellegi nii tugevat lööki tundnud. Kui ilus haak. Nii lühike. Ta räige paugu. Seda vaja endal saada ka paremaks. Kiire huuk. Siis Darryl Verdonk võitis Nurtileki esimese raundi KO-ga. Overhandid järjest. Ja viimane ka nüüd veel. Tellisid. Põhimõtteliselt jah. Üks veel. 3 kohta seadus. One more. Siis Stojan Koprivleski võitis Dennis Taput kohtunik 1 hääse otsusega. No sama, kuidas see 70 kilo on? Stojan või? Jah. Julmalt kuiv. Vaata, kus suur. Mingid kaalumise pildi olid ka, venel olid kõik veresooned väljas, mis üldse olla saab. Võrdle korra seda, nagu, mis Jeesus seal oli vahepeal. Jaa. Täiesti, see on ikka, tuleb mingi 80, mingi 3 pealt või ma ei tea, palju ta on siin. Ja, kindlasti. Väga suur ikka. Kindlasti. Mis see Benjamin Boshi pani just video, et ta viimase kati teeb 71,9 kilo pealt. 6,5 ja faidi peal on 80 kilo. 15 kilo. Kuidas ta 80 on? Ma räägin, Hobusus võib ära. Ta ei olnud üldse nii suur. Valisti roveri oma hobusil. Ta oli nagu minu pikkune ja ma ei tea, ei olnud laiem nagu. On crazy, no. Ebareaalne, ma ei saa aru. Siis Ouyang Peng, Hiina superstar, võitis Kasper Musinskit ja see oli põhimõtteliselt finaali matš tehti juba esimeses voorus ära. Musinski on vist 24-1. 24 võitu, 1 kaotust, 1 viik rekord. Ja üks kindlasti favoriit oli turniiril ja Peng on ka väga-väga tugev hiina. Peng võitis eelmine kord K1-il Pascal Scrotti. Kui Pascal tegi turniiri fighti. Ja. Siin ei tundu nagu nii terav olevat. Jah, kuidagi nagu, ei tundu midagi erilist olevat, aga kuidagi fightides, ta on nii tugev või ei tea mis, aga kuidagi. See Scrottiga fight, siis ta tundus kuidagi kiirem olevat. No Musinski on ka väga-väga tugev ka, aga Karl, meil on need pildid ka, on ju. Järgmise voor. Jah. Et järgmiste voorudes siis Koprilenski teeb Kimuraga, väga hea fight, siis Shora teeb selle pikapoisile Zizi vastu. Jällegi väga-väga huvitav. Pigem ühepoolne, ma arvan. Siis Ouyang Feng teeb Salsishaga, pigem arvan Feng ja siis Kamara Verdonk on ka jälle. Väga head fightid. See on siis nagu turna nüüd, nagu ühel päeval? Peaks olema vist, peaks olema. Final round. Jaa, peaks olema nüüd, see võiks olla juba turna ikka, jah. Äkki see on nii, et nende võitjad nüüd teevad 4 mehe turni, mis on ühel õhtul. Jaa, võib-olla tõesti. See on final round ongi World Championship Tournament. Aga igatahes K1 põnev, 15 võiks ikka olla see õige. Ei, ma arvan, et see ongi ühel õhtul. Siit, see on veerand finaal, siit läheb poolfinaal, jah, ma arvan, see on 8 õige see ühel õhtul. Kindlasti on. Ma nõudnud rohkem poolitad seda. November 15 on päris suur kaart neil. Päris ägedad. Liiga on ka sama päev. No just, no näed. Aga teeme kiire pausi. Sportlastena teame, kui tähtis on oma keha eest hoolitseda, valides vaid parimaid ja kvaliteetsemaid tooteid. Remedi Balticu CBD kreemid on meie kindel valik enne ja pärast treeningut. Need soojendavad lihaseid enne pingutust ja pakuvad pärast treeningut jahutavat leevendust. Parim valik erinevate valude ja vigatsuste korral. Meie kogemus kinnitab. Remedi tooted on kõige tõhusamad. Avasta enda jaoks www.remedibaltic.eu. Pole valu, pole probleemi. No nii, oleme tagasi ja meie heal koostööpartner EpicBetil on üks eepiline kampaania.
avades EpicBetis konto ja tehes vähemalt 10 eurose sissemakse, annab EpicBet omalt poolt 90 euri lisaks. Saate siis seda panustada ükskõik millisele järgnevale evendile, seal näiteks on UFC tulemas, Canelo Crawford ja palju muud, nii et toredaid uudiseid EpicBetilt. Ja, aga järgmine asi, millest me räägime, on nüüd nädalavahetusel tulemas legendaarne fight Canelo Alvarez versus Terence Crawford. Netflixis. See tõmbab peopesad igiseks lihtsalt. Korralik haip. No julm, no ma arvan, siin võibki jääda rääkima, mis, kuidas, kes, mida. Arvamusi on palju. Eelmine kord, kui me arutasime, siis me isegi kaldusime võib-olla Crawfordi poole, aga nüüd millegipärast ma olen jälle ikka Canelo poolele. Ma arvan, et Canelo ikka, ma arvan ikkagi see, ma ei tea, ma ütlen lõpuks, siukseid matše sa arutad nii palju, et nagu lõpuks ei suuda arutleda. Ja sa kuulad nii palju vaata erinevaid, kes räägivad Mike Tyson, sealsama Netflixis selles Countdownil on ja Roy Jones Jr. Mis see minule kõrvu kõige paremini on see, et Crawford võidaks, ta peab tegema perfect fighti nagu. Ja ma arvan ka, et see matsu ja massi vahe ja kõik. Aga väidetavalt on nagu Crawfordil nagu abiliteid rohkem kui Canelol. Samas nagu Canelo lõug võtab vastu ikka inetult, kui tahab. Nii kaua, kui enam ei võta. Täpselt. Et ma lihtsalt arvan Canelo. Mulle väga meeldib Canelo, ma loodan, et ta lihtsalt on legasse läbi. Viimati koefitsiente vaatasin, see oli ka 1,55 Canelo, et see näitab ka ikkagi, et kui Kihlve ja kontorid ikkagi arvavad, et ta on ikkagi nagu nii tugev favoriit, siis seal ikka midagi peab olema. No see suurus ja jõud ikkagi mängib rolli. Kõige suurem või kõvema pauguga seal kaalus kindlalt. Nii et Crawfordil läheb vist 2 ülesse või isegi 3. 2 või 3, jah. jah. Mul on hea meel, et pühapäeva hommikul ärgatas Netflix lahti ja see päev Canelo ja Terence Crawfordi peale. Äge fight on B, seal co-main event on Callum Walsh versus Fernando Vargas Jr. Ja mõlemad 0 rekordiga. Callum Walsh on UFC ka veel peale. Ja Callum Walsh on Dana White'i promotud poiss. Ja UFC Noche ka veel sama lõhtu. Suur boksifanat Ormoja on siis teel praegu Mehhikosse. Mehhiko. Ja ma kujutan ette, mis möll seal tänavatel lahti läheb. Mingi bändiga lähevad. Jah, seal sõpradega teevad mingi väikse tööreis. Ütles, et on korralikult tööl, tein suvel natuke tahab korra. Mingi kontsert on vist 4. Eks kindlasti saavad siis osa ka sellest melust. Jah, ei hakkagi siin prediktima, tahaks lihtsalt näha seda. Täna ütleb Canelo. Henry? Ma arvan ka, et raske on Canelo vastu pettida. Ma ütlen Canelo. 1.55 kohe. No nii. Let's go. Pane see sama 100 euri sinna Canelo peale ja sott 50 tuleb tagasi. 55 euri kasumit, jah. Okay, let's go. Sama õhtu on siis UFC Fight Night. Noche. Kui eelmord oli see Noche oli siis seal Despieris, siis seega on natukene rahunetud, toimub Texases. Võib-olla esimene hype läks selle Noche üritusega nagu ära, seal oli peamatšis Sugashoon ja Merab tuli uueks tšempioniks, kes siia on tšempion, aga seekord peamatš on meil siis Diego Lopez tuleb Volkanovski kaotuse pealt, teeb oma esimese fighti ja Sean Silva tuleb siis Bryce Mitchell'i võidu pealt. Bryce Mitchell'i võidu pealt. Kui niimoodi öelda, on väga päris jõhker vahe ju vaata. Ja Silva on jõhker favoriitne. Silva on favoriit ja noh, päris hea fight, ma arvan see. Kui enne rääksid Maraliga, et ei hakka ette jutama, aga me vaatasime seda UFC Journey't siis nagu UFC Countdown siis selleks fightiks ja Sean Silva siis nagu lapsepõlvi ei ole just keegi kergem olnud, et ta rääkis ja kuidas ema on vägistatud, vend on tapetud seal 5 lasuga ja hoidis vennast või kinni, kui viimase hingetõmbed tegi ja iga ta siuke. Ema oli mingi 3 venda ära tagunud seal üldse, kes teda ahissid seal või nagu ründasid. Väga rets, vangis on vist ja julm nagu siuke korrekt Brasiilia möllna. Nimega pole, et nii saikar on ja emotsionaalne. Täitsa jah, et rääkis, kuidas ta naine hoiab ta seal joones ja puurisid on see vend edasi segane. Puurisid on ta väga võimas. Aga spordifookus on kõva, et ta ei ole mingisugune, nagu sellest võib tunduda mulje, mingi pätt või jaurab ringi kuskil, ta on ikkagi professionaalne sportlane. Jah, tema võimalus ikkagi ju võimalus välja saada ja sai endale paremat elu teha. Et mina arvan, et Sean Silva võtab ära selle. Ma arvan ka. Lopesel oli kindlasti
see Volgi kaotus võib-olla oli ka väike siuke nagu reality check nii-öelda ja Silva millegipärast tundub veel hullem olevat kui Volkanovski praegu. Ja ma ütlen, Silva on ikka väga ohtlik, selles mõttes, kui võtta seda, et okei, et Lopez, Silva on püsti väga hea, Lopez on püsti okei. Maas, Silva kägistas ära Bryce Mitchellina, näidab, et mingi level peab olema sul. Ja Silva kohe siis oli ka 1-4 on ju. No. Et see on jälle Silva kohe 1-4 ja Lopezil 3-1. Jah. Silva on see, et nüüd võib juhtuda see, et miks võib minna otsuse peale üldse see asi. On see, et kui sa nüüd nagu mingi Bryce Mitchelli pealt tuled ja selle elite fighteri vastu, sa oled küll parem, aga sa nagu ei ole nii palju parem, et sa ta sinna ära kägistad või ära lööd, vaata, et see läheb ikkagi nagu täis fight'ina. Ja Lopez ei kukkunud Volgi vastu ka ära, kuigi sai seal ikka inetult vahepeal. Ja lõi lõpus Volgi tudisema ikka vahasti. Hea fight, väga hea fight on see. Siis kohe esimene fight on welterweight Danil Tonchenko versus Cezinando. On Ultimate Fighteri finaal. Pidi toimuma juba UFC 319, aga kuna Brasiilian sai vigastada, siis lükati edasi see Nochele ja nüüd saad fightida, päris äge fight on see. See Tomas kindlasti ei fighti, Riis versus Tomas, see ma ei usu, et toimub. Miks? Kas see kinni ei ole see? Ei, tal on jalavõru, mis võeti ära. Ja tal on $13 arvel. Ta ise pani pildi üles. Siis peab raudselt fightima. Ja ta peab fighti, tal ei valikut. Siis Lemos samas hea kaalu võtta ju, nagu nii söögiraha pole. Äkki pole pead fightima, pole valik süüa, ei saa ka nõuni. Siis Lemos versus Tatiana Suarez. Hernandez on okei, Kastelum on hea. Jared Gordon. Rob Font pidi fightima tegelikult selle Chivivi poisiga. Chivivi, jah. Chivivi. Rosasega. Rosas, jah. Aga Martinez on ka kõva pähkelne. Ma ei tea, ma isegi võib-olla kaldun Martinese poole üldse. Kuigi Font on hästi fightinud nüüd. Kas teeme siis ühe EpicBeti ühispanuse ja kolmikbeti kombo, mida siis saab jagada? No Silva läheb ikka kindlalt. Sean Silva. No nii, paneme Sean Silva. Paneme Tonchenko. Ja paneme Jared Gordoni. Paigas. Palju kokku tuleb? Vaat niimoodi. Kolmene kombo nagu ka 1-2 maks. Nüüd vajutad selle soti peale, siis näeb juba 2-8-4 on ees. No, et. Ilus ju. See on juba päris asi. Ja tegelikult on ju see on reaalne. Väga reaalne. Let's go. Let's go. Aga kütame edasi. Boks. Või tahtsite veel midagi rääkida? Ei. Kütame edasi. Naoe Inoue versus Murodjan Akhmadalijev. Siuke asi tuleb. Aitasid välja. Ma juba puterdasin. Me oleme juba nii koged kõik koos, et sa tead ette juba siit ja aitad välja. Jah, Naoja on tagasi Jaapanis. Faidi peale. See Akhmadalijev teeb hullult seal netis mingid stories ja reels ja kus sa oled ja Kazakh Power või Uzbek Power või mis ta on. Ma ei mäleta, kumb ta oli Kazakh või Uzbek. Ma ei tea, ma arvan, Inoue võtab see nii laiali. Ma arvan ka. Tükkideks. Ma arvan ka, et Inoue ikkagi on next level. Next level ikkagi. Super bantamweight on siis mingi 60. Ronib vist kaalust ülesse veits vist nagu jah, ta vist ronib ülesse kaalust vaikselt seal midagi, et teha et mingi superfighti ühel hetkel ikka. Aga minu peakski olema see, et ta teeb super bantamweighti, siis see teine jaapanlane, kes on väga hea, vasakkäelne, tule nimi meelde, Jaapani superfight. See teeb nüüd oma esimese fighti super bantamweightis vist. Et nüüd ehitad seda suurt fighti vist aasta lõppu siin. Et Nakara või? Mis ta oli? Ma isegi ei viska ette. Igatahes jaa. Meilt ei tasu küsida see. See kuskilt sinu kukla Jordan Bible. Sina oled see Gandalf, noh. Jah. Igatahes ehitavad seda vist minu meelest üles nüüd. Jah, kütame edasi. Põhiasja juurde siis. Põhiasi siis ei ole üldse kaugel. Raju 18, Michael Astur versus Oskar Hertšik. Sniper versus Reklich. See kaart on siis natukene vana. See on vana. Meil vana, jah. Meil siin uut ei ole välja tulnud veel. Tõnistel pandi just eile uus vastane välja, portugalane. Kutsaril otsitakse? Vist jah. Kutsaril ka vastane. Ei, Kutsar pandi ka välja, Grusiin on tal. Uus Grusiin. Ja uus Grusiin. Jah. Ja siis jah. Ülejäänud on paigas. Allan teeb esimese MMA fighti. Just. Mina ikkagi väga ootan seda, kuidas Raju lahendab selle
kogu selle saali plaani ja üldse milline see nagu produktsioon hakkab välja nägema nagu Raju poole pealt, et me oleme ju liigi peal näinud seda, kuidas nemad seda asja teavad, nagu väga tahan näha, kuidas nemad Tondirabas selle lahendavad. Tondiraba on ideaalne saal nendeks fight eventideks, olema ausalt see. Ja. Väga, no VIP-laud on välja müüdud, 53 VIP-laud on välja müüdud. Ma arvan, ja need istmekohad, mis on seal VIP-istmekohad, need on ka läinud põhimõtteliselt juba vist enamus. Mina olen oma Rode mikrofoniga kohal igatahes, ajan asju. Mina olen kohal. Ma ka. Põnev, no, pole midagi jäänud. Michael ütleb, ma ei tea, kas ma tulen. Ma panen siis need ette. Ma ka, ta oli nii haipis ka. Jah, see on siis Kutsarõus vastan. 2-0 rekordiga. 40 või? 40. Vähe hiljaks jäänud oma karjäriga. Ei tea neid grusiinid, need ei vanane niimoodi, vaata. Never say never. Aga jaa. See ka, Tõniste. Tõniste vastan jaa. Tõnistega rääkisin eile, küsin, kus vastane on, ütles, et väga huvitav. Ta arvab isegi, et see vastane on kõige parem nendest nagu esimesest ja nüüd sellest nagu ta pakuti vahepeal ka üks grusiin vist, see ei läinud läbi. Igatahes, nagu see on kõige parem vastane. Isegi parem kui see esimene. Amatöörrekord on tugev. Ta on amatooris pannud IMAF-ide asju, ta on teinud ka taiboksi kõike, väga hästi straigib, väga hästi teeb kõike, vaatasin mingi ruttu mingi klippe ka, et on 2-2 rekord, aga pidi olema väga terav ja pikem ka, vaata 6 senti. No, Eesti-Portugal, me Kossus saime tuppa. Õigus, see on hea võrdlus praegu ju. Come on. Oota, aga Portugali lühend ei ole por tavalist või? Por ikka. ISO järgi on see vist. Mida? ISO standardi järgi on see. No ma ei tea. Seal on neid erinevaid. Okei. Por, jah. 187 senti, päris pikk. Ja. Hea fight kindlasti, Kristjan, väga hea fight tuleb, noh, juhust tuleb. Nii et äge. Tulge kõik kaasa elama ja ootame siis Eesti meestelt üks heavyweight out on ka ju. Kos floppis, jalgpall flopib, aga meie toome koju. Kastanid. Õiss. Let's go, järgmine nädalavahetus siis UFC Fight Night, Ulberg versus Reyes. Jah. Reyes tuleb ju ka võidu pealt nüüd. Ulberg on hea runni peal, rank 3, hea fight. Ulberg ikka võtab ära, no. Kuigi Reyes on nüüd tõestanud nagu vastupidist mitu fighti. Ja. Mis seal kaardi peaks olema veel minu meelest päris ägedaid fight'e? Vaatan kohe ruttu. 5 raundi fight ja Ulberg otsusega tundub ka päris nagu stretch olevat. Kas kestab, on ju? Junior Taffa on kuidagi jälle co-main event, ebareaalne. Ibo Aslan muidugi lööb ära ta, saitsa kohutav. Taitsa kohutav, siis on veel kaardil Kes see vastan oli? Ibo Aslan. See tuleb ka mingi korraga võiduseeria pealt minu meelest. See või, ja. Mida iganes, noh. Kuidas see vend saab co-mainina? Ja Justin Taffa on prelimses, need mõlema mingi 10 kaotud jutti, noh. Ebareaalne. Korda mööda vahetavad ka, vaata ma teen ise siis, kui sa saavad. Ja. Eks neil on seda publikut seal ka kõvasti. On kindlasti. Kõik uusmeremaalased ja samoakad, kes seal osis elavad. Ja, tõsi. Kõik on kohal. Nii, siis 27-28 september toimub Road to the League 1 ja Muay Thai liiga ja K1 liiga. Siis 4 turniir on 71 kilo. Üks karakter on avamata veel. Siis on Oskar Torbek, Ivar Skapin ja Vlad Vlasov. Siis on meil all profilid lähe. Andres Kristof Kubinski teeb Palapolliga. Kristjan Ljah teeb Markus Ulsinguga. Suvorov teeb Rasmus Kankaraga ja Brigitta Vaab teeb siis Eliise Kõrgessaar. Ma ei läinud nii kauge, palun. Eliise Kõrgessaar. Kus ta treenib? Keilas. Ta on Marko, jah. Ja. No võt, väga vinge. Palapolli nägime, The League'l on näinud Kankarat, nägime seal Pärnus. Olavi vastu. Ja väga hea fighter oli, nii et ja Brigittat nägime viimati siis Õllesummeril. Just. Ja Andres käis vist viimati seal Taanis või ma ei tea, on ta vahepeal fightinud või? Andres pidi ka olema õllekal, aga kuidagi langes ära. Millal Torbek ei leitud kedagi. Torbek oli ka klassil viimati, jah. Klassil viimati, jah. Ja see suve võtsin vabaks, tegi tööd, taastus. Iastus oli palju. Oota, aga mis nüüd, oletame, kui nüüd ei leia siin kedagi? Ei, vist ikka juba on mingid... On midagi laual. On, kindlasti tuleb kuskilt ikka. Kes ei tea, siis evendi point on see, et pigem siis nagu nooremad sportlased saavad siis nii-öelda
veits siukse nagu, mida me oleme ka rääkinud, et tuled pannakse Hüppelaud. hämaramaks, tuled oma looga ringi, tehakse nagu päris maitsed suhu ja parimad siis saavad hakata liigil võistlema, et selles mõttes hüppelaud nagu. Õige, oli aeg. Ja siin on nüüd niimoodi, et siin turnament on semi-pro Muay Thai ja siis järgmise, kui liigile saad, siis on pro fight. Ja seda mingi jutt on, et kui turniiri võidad, siis saad teha teie liigile pro fight. Let's go. Vinge. Piletid on müügil. Ja. Piletikeskuses vist olid. Pileti levis. Nii et tõmmake ligi ja minge omadele kaasa elama. Ajame asju. Edasi, Utma. Jah, 27. september toimub ka Utma 13. Siis suur tagasitulek Stanionisel, Leedu profiboksija, kes on võistelnud üle maailma, väga nimekas boksija, võistelnud ka tiitlite peale, asjade peale. Kas meil kogu kaarti pole või? Meil on veel 2 just nagu nimekamast faidist valisime välja, meil on veel Karl Pavetta järgmise. Tirkstis, veel siis Kaniskauskas on siis paneb nii MMA-d kui kikki, kaotas hiljuti Cage Warrior siis middleweight tiitlifaidi. Tirkstis suur superstar Leedus, lööb kõvasti laines, nagu väga suureks staariks läinud ikka kuhugi läheb, siis inimeste hunnikud küsivad talt pilte ja väga suureks staariks kuidagi Leedus läinud, et aga kõik võitnud ja kõik ära löönud ka järjest siin, et mingi ta kõvasti promos Maslobojevi vastu fightis. Kui seal Kaunases Salgirise areen välja müüakse, siis ikka korralik. No põhimõtteliselt jah, kui mees läheb isegi Kossu läks, vaatab Salgirise areenil, siis istub VIP-kohtel ja pärast tehakse temaga rohkem pilti isegi kui Kossu mees. Tõesti räigeks superstariks läinud. Läheb rahvale peale. Leedus on see fightspordi hype päris hea nagu. Nad teevad prestikaid, müüvad prestikaid välja, prestikaid läheb kakkumis, neil on kaklemiseks, neil on palju karaktereid, kes müüvad sporti. Julged fighter, kes on hea karakter, lähevad rahvale peale, nad ei ole labased, on nagu hea mölaga, nii et toimib hästi. Näita seda teist, mis meil seal ja siis on tiitlimatš ka. Raimondas Avavlevitšus versus Svetkovitš. Svetkovitš võitis viimase fighti Utmal, kui lõi Jasjunas ära. Lõi 3 korda ta knockdowni ja Raimonds on Maslobojevi tiimikaaslane. Väga hea vend. Ta on seal kokil põhimõtteliselt kõik ära purustanud ja meie Eesti poisse siin loputanud igatepidi ja tundub siukse pehme kehaeitsega poiss, aga ülihea nagu tutsu ja stiiliga. Volüüm on hea. Ei tee midagi erilist. Aga nagu basic on väga hea. Väga hea. Ongi fundamentali tugev. Samal kaardil, kui ma ei eksi, peaks olema siis see, kellega ma kunagi olen 2 korda fightinud. Martinas versus siis Automatas Pultarazinskans teevad 67 kilo MMA kinnastega Muay Thai. Mis on päris huvitav. Utma tiitel on päris ilus, peaks ütlema. Mis korraks suur asi. Vaatame, müüke see Deliigi oma tuleb siis. Jaa, õigus jah, muidugi. Aga kütame edasi. 2. november toimub Levels Fight League XL ja miks me sellest praegu räägime, sest et tuli suur uudis, et Tijani Bestati, vasakul üleval olev mees siis, lõpetas kickboksi ja läheb üle MMA-sse. Former siis Glory Champion. Ja, kaitses ma ei tea palju kordi tiitleid. Väga palju, mingi 8. Kohe läheb tiitli peale tegema. Ei. Tema kõrval on Jarno Errens, kes on featherweight'i champion LFL-is, endine UFC fighter, kes sai kikki ja nüüd on Level Fight League'is. All keskel parema pool on Amari Diedrich, kes on endine ka Glory võitleja, ta on juba MMA-s fightinud päris palju. Kas tead, palju Bestati maasvõitlust teinud on? No nüüd nad on hakanud see kõik tegema. Bestati, Younes Smiley teeb oma MMA debüüdi, Endis Semeler teeb MMA-d. Ja seal kõik lähevad palju üle, nüüd nad on viiased mingi terve suvi on ikka tegelikult suht teinud juba MMA-d ikka vaikselt. Ma arvan, tema debüüd novembris on suht sama, mis minul oli, ma arvan, kui ma tegin oma debüüdi novembris, ma arvan, suht sama 6 kuud. Et päris suur minek. Et Bestati tõmbab ka kohe submissioniga või? Ma arvan küll, võib-olla vabalt. Ei, päris huvitav minek. Ta oli Glooris siukses 0 seisus ka veits, et Chicoga 2 korda viiki jäänud ja ma ei olnud siukest kohta, kuhu minna praegu väga enam, et see oli siuke hea käik. Põnev. Siis 16. november on One 173 Jaapanis. Just kuulutati välja paar fighti. Marat Grigorian teeb Ruki ja Anpo vastu. Ja laamendus on see. Mis see? Ja laamendamine tuleb. Oi.
kõva, Anpo on väga emotsionaalne võitleja, et see tuleb kindlasti väga hea fight. Featherweight. No ja tegelikult see ongi lightweight, 70 kilo. Jaa, kõik. Ongi see. Ja selle võita saab siis tiitli peale fightida öeldi ka ja praegu on tšempion Masaki Noiri fightib samal üritusel Tavantša vastu. Tavantša vigane ei ole, ma nägin mingit uudist. Jaa, õigus, nüüd sai vigast, seal hüppaski Shadow asemele. From the shadows. Singa pealt. Ja siis üks on veel, kuulutati välja. No. Nii. Ma ei teagi, kas me tahame seda võiti või ma ei tea. Nagu Nongo suhtes või ma ei tea. Ma arvan, Nongo käib kummuli, ma arvan kindlasti. Ta lõuge pea vastu. Enam ei ole jah see, et minu see nagu allakäik hakkaski Hagertist minema. Vaata vahetus kaaluklassi, seal on natuke parem on, aga lihtsalt Rotangi laamendamine ei saa keegi vastu sellele. Nii et vot selline, jõuame sellest rääkida. No kindlasti tuleb äge fight. Nagu äkki on sükest rohkem tai fighti, vaata. Et kaks taikat nagu full legendid oma vahel lähevad nagu veits võib-olla vähem laamendama sinna. Tehnilisem natukene võib-olla. Jah, ägedat fighti. Jah. Aga me tegime enne saadet siin väikse story, Karl tegi, kas kuulaja küsimusi? Jaa, 5 küsimust on ka. No, nii, snaiperi mees Michael, mõtted enne vastase magama panemist. Ütle uuesti, mis asi? Mõtted enne vastase magama panemist. Eks ma vaimusimast kujutan igast asju ette praegu. Kõik mõtted käivad läbi, kuidas fight lõpeb. Jah, ma kindlasti ei mõtle nii palju noki peale, vaid ainult võidu peale. Väga hea. Kas Eesti sportlased saavad ära elatud ainult spordist? Ma olen seda nii palju rääkinud. Osad kindlasti saavad. Sõltub, kuidas keegi vaatsi. Kõigil on oma tee mingil määral, kuidas keegi ennast ehitab ja nii edasi. Täpselt. Et saab kindlasti, kui tahad või nagu ongi teed õiged otsuseid. Everything's possible. Jah, aga midagi ei ole ju lihtne, ega 9-5 tööl käia ei ole ka lihtne. Ainult laevadest saab ära elada. Ma huulsin, et ainult laevadest. See ka lihtne ei ole, olen seda olnud. Kassid ära seal mingi 12-tunniseid päevi, lased mingi 20 tükki järjest, siis ikkagi on sükke tunne. Ärge kodus järgi tehki. Mis on kõige naljakam asi, mis on treeningul juhtunud? Michael on see Ringo Lapad näiteks on hea lugu. Mis sa võtad? Kui see käe puruks läks. Hea nali. See oli hea pull. Mul on olnud võib-olla, et tõmbad nii tühjaks, paned ketti lihtsalt lõpus. See on siuke, sa pärast hirnud lihtsalt, kui see nii hull sai. Mingid vigastus asju, ma ikka juhtun, ma ei tea, midagi naljakat võib-olla, ma ei oska isegi öelda. Pigem midagi naljakat. Ühe korra olin kibus, oli spinning helpsiga nina puruks, see ei olnud ka väga naljakas. Pigem fail. Mäletan ühe korra. Mirko tuli üle Pika ja Kaarva saali ja siis oligi mingid vennad sparrisid sellest, ta seisab seal kõrval ja vaatab 30 sekki, vaatab, ütleb, sparrite ka või mis te teete siin? Ja siis mulle meeldib ka alati seda, et see soojendusharjutus, kus me teeme nagu, et umbkaitsesse töötab nagu 3 kätt, ise valid, kuidas lööd ja lõpetad siis kikiga nagu. Et see on siuke hea soojendusharjustus, muidu, et kui me hakkame sparrima, siis ongi te esimene mingi 30 sekki või ma ei tea, minut aega vaatate otsa ja siis panete jalad põlved kokku low kicki korraga ja ongi kogu sparr. Üks lege video on sealt Kurka laagrist, kus ka noored sparrivad ja siis lihtsalt sisse low kick full kottidesse nagu. Ja siis teine vend on ja siis üks vend on seal hirnub. Ja ma arvan, siuksed, ma ei teagi, kas see on nüüd otseselt naljakas. Kunagi pole hea kottidesse saada, aga samas on naljakas. Vaadata ikka naljakas. Ma saadan selle video Karlile pärast, paneme siia taustale, seal saab inrunud. Iga aasta, kui laager hakkab uuesti, siis ma panen sinna ühischatti, siis kõik on mingi mis asja. Nii hea. Ja samal teemal, et millal Mirkoga podcast on siin küsimus? Väga hea küsimus. Paar korda olen küsinud talt, ei paku huvi talle. On nii jah? No siis on nii. Siis tuleb üks pikem küsimus. Kas oskate öelda, kuidas võitlusspordis suhtutakse sellesse, kui läbi luumurru vigastuse on pandud näiteks säärelu sisse metallvarras? Kõlab nagu suur eelis jalalöökidel ja ma eeldan, et seal peaks mingid reeglid või piirangud olema. Mis sa tahad jala ära võtta siis? Selles mõttes, et see nagu varianti pole ju. Selles mõttes, kuidagi peab jala korda tegema, et selles mõttes nagu, ma ei tea. Ma ei isegi oska. Kas need asjad üldse ei ole see, et see nagu on mingi ajaline ja siis eemaldatakse? Jalal, ma arvan, äkki mingid plaat ei peaks siis jala sisse jääma. Jala peaks jääma kruvid, mingi siuke teema. Ja need võetakse ka ära, sest ma tean, et
Oscaril oli ka mingi põlveopp või mingi teema. Siis tal pandi ka mingi kruvid, mis mingi hoidsid mingi aja. Ja siis mingi hetk oli niimoodi, et katsud siit tunnet nagu kruvi, vaat. Ta ütles, et see teeb talle valu ja siis käis nagu eemaldamas seda. Ja, ma ei tea, nagu palju see eelis on selles mõttes, kus ikkagi ennast kummariks lööd ja sa hakkad seal mingi plaatima ennast. See võib tekitada just seda parakat, et kas ma tahan nüüd, ma ei tea, plokki lüüa üldse või nagu... Ma ei usu, et see selline, ma ei usu, et selle plaadi võlu nüüd päris selline on, nagu me võib ette kujutame. Et nagu, kas sellest nii palju kasu on? Pigem on disadvantage. Ma arvan pigem ikka jah, kui valga korra kummaris on, siis ikka hea ei ole seda. Täpselt. Ma arvan, et see jääb ikkagi pikaks ajaks nagu just kuhugi kuklasse kiusamanu. Ja see on ka kõik. Sõidame. Aitäh kõigile, kes küsimusi saatsid. Natuke hilja panime selle, et kiirelt, kes vastasid. Väga mõnus. Järgmine salvestus on ilmselt tõenäoliselt peale raju millalgi. Ja jätkame nüüd siis ikkagi 2 korda 6 rütmis, et ei peaks hakkama ajaloo paberitesse minema iga korda. Et hoiame tempot ja mis meil ikka? Kasutage Poolsi koodi, kasutage Sirre autorendi koodi ja kütke Epic Betis mõnusalt kontosi peale ja saate tasuta seal 90. Igal juhul, kui sulle see episood meeldis, viska like, teeme uue rekordi, palju like saab ühel episoodil. Kirjuta, mis meeldis, mis ei meeldinud. Palju on mingi? Ma ei tea, üle soti vist oli mingi. Midagi on ikka olnud, jah. No, teeme uue rekordi. Või siis, kui tõesti ei meeldi, siis tõmba ikka dislike ka, ega selles mõttes. Ja kui tõesti ei meeldi, siis kirjuta, mis ei meeldi, siis me proovime parandada. Kui nüüd tark öelda poes, ei ole vait pigem. Ja sellega me lõpetame. Igal juhul jälgi meid igal pool sotsmeedias, Facebook, Instagram, Discord. Mina tänan. Ja ostke meie mürtsi, vaikselt ikkagi tilgub seal mingid liikumisi. Nii et, küsitakse kogu aeg juurde, peame sellega tegema. Tuleb juurde. Tuleb lihtsalt vahepeal oli ka, inimestel puhkusel ja mingi lääg oli ka seal sees, aga see selleks. Igal juhul kõik saavad oma asjad lõpuks kätte. Aitäh teile, kohtume varsti. Tšaama.